Tere tulemast kohvitama loovettevõtjatega. Tere, Kristina! Tere, Mul on nii hea meel, et sa tegid muga kaasa seda esimest täiesti spontaanset jutuajamist. Ja mul tekkis hästi tugev tunne, me tegelikult rääkisime sellest peale esimest sissejuhatavat osa ka, mida sa võid ka muide vaadata YouTube'ist või siis kuulata Spotify'st. Et ma tahaks rohkem teada, ma tahaks suga kuidagi nagu päriselt esimese osa teha. Ja siin me nüüd oleme. Ja ma ei tea, kas Kristina vajab sinu jaoks tutvustust, aga ma siiski teen seda. Kristina on erakordselt inspireeriv naine, kes muu hulgas saab aidata ka sinul ennast loovalt, ehedalt ja vabalt väljendada. Ehk siis, sa oled eneseväljenduse mentor ja koolitaja. Jah, vastab tõele. Tegutsen selles valdkonnas tõesti. Väga hea. Ma tegelikult tahaks natuke uurida sinu tausta kohta. Et kust sinu teekond alguse sai? Ma arvan, et mu teekond on päris mitmel korral alguse saanud, et päris keeruline on seda ühte punkti valida, et kui ettevõtjana, siis ma arvan, et sellise ettevõtliku meelega tõenäoliselt olen ma kogu aeg olnud, et mulle meeldinud erinevaid sündmuseid korraldada ja asju majandada ja midagi paremaks teha ja muudkui ka mingite parandusettepanekuid ja kui kuskil on, ma ei tea, kaubanduskeskuses ei ole suunavaid silte, kus need kingaosakond täpselt on, siis tahaks, et miks nad ei pane siia ja sellist nagu mingit mõttearendust olen ma teinud päris pikalt oma elus, aga ma arvan, et selline ettevõtjaks võin ma lugeda ennast alles nüüd, et ma küll olen jah, päris mitmed aastad seda teekonda käinud ja ka erinevaid asju proovinud, et oli mingi periood, kus ma olin täielikult tekstide ja sõnade peal, sest sõltuvalt mu pikaajalisest karjäärist palgatööl, milleks oli kommunikatsioonivaldkond, et siis tegin copywriteri tööd erinevate klientide ja agentuuridega koostöös, siis kuna mingi periood ma palgatööl ka läbi põlesin, hakkasime hästi palju käima keha ja meele trennides, nagu Body Balance'i tunnis ja armastasin seda stiili nii väga, sellepärast et see täielikult mind taastas nii vaimselt kui füüsiliselt ja ehitas täiesti üles ja lõõgastas ja kõike pakkus rõõmu ja sellist eduolemust ja üldse avastamist ja kuidagi enda kehaga tutvumist ja iseendaga tutvumist. Et ma jõudsin siis selleni välja, et ma mingi hetk läksin seda lausa õppima ja hakkasin trenne juhendama. Asi, millest ma ei olnud mitte kunagi mõelnud, et ma võiksin olla treener või mingit trenne juhendada, et see oli täiesti nagu uus koht. Aga sealt see nii-öelda justkui see lava mõnes mõttes natuke nagu tuli. Et selline vaba kommunikatsioon, samal ajal keha, lava, kõne ja see kirjutamine alguses sai ka sellisteks esimesteks hetkedeks ka minu avalikele üritustele ehk siis erinevad koolitused, väljakutsed, kuni siis selleni välja, et käisin Eric Edmitsi juures õppimas avalikku esinemist ja panin siis selle kirjaliku ja suulise omavahel kokku, ehk siis nüüd on ikkagi täielik selline eneseväljendus ja näen, et see ampluaa on tegelikult väga lai, et üks asi on see, et sa lähed lavale, aga ikkagi kõik hakkab ju iseendast pihta, et enne sa ei lähe lavale, kui sa iseenda laval iseendaga ei tutvu, enda mõtteid selgeks ei tee ja siis on neid kuidagi keeruline ka teistele väljendada, ehk siis see eneseväljendus on mega lai teema. Ma olen aeg-ajalt nimetanud ennast ka esinemismentoriks ja esinemiskoolitajaks ja nii edasi, sõltuvalt siis kontekstist või nagu vajadusest, aga see esinemine on nagu üks väike osa sellest mõnes mõttes, see on nagu see, et kuidas siis seda nii-öelda paremini teha, aga versus see lai osa, et kuidas ma ennast saaksin väljendada, on päris pikk ja lai põld ja teen seda väga tõesti erineval moel, leian jälle mingeid uusi kohti ja avastusi, et mismoodi ja kuidas minna ja enda jaoks ka, eks see minu jaoks ka oluline teema. Mul tegelikult sellepärast tunduski kuidagi hästi õige nimetada sind eneseväljenduse mentoriks, sellepärast, et eneseväljendus on tõesti nagu väga-väga palju suurem teema kui lihtsalt see, et ma lähen nüüd füüsiliselt lavale. See on pigem juba siuke nagu mingi pikema teekonna tulemus või tagajärg. Et tegelikult ma tahan seda juttu suga sinna nagu nii veel tüürida, aga ma tahaksin enne uurida, et mitu aastat tagasi sust ettevõtja sai, millal sa tegid siis oma ettevõtte ära? Peame siis ikkagi selliseks ametlikuks ettevõtluse alguse ajaks
Jaa, see oli nii huvitav, et ju tükk aega ei teinud ja tegingi kaaslase firma alt arveid ja nii edasi ja kuni siis selle hetkeni, et mul on tihtipeale elus nii, et venib või ma liigun ja siis mingi suuremalt täiega nagu mingi 55, mitte 1 on ja nii ma tegingi ühel hetkel siis 3 ettevõtet korraga ehk siis oma trennide jaoks siis oma nii-öelda selle eneseväljenduse ja kirjutamiste teema ja siis 3. oli veel MTÜ, et see oli tõesti, ma arvan, 4 aastat tagasi äkki, 4-5, ei teagi, see aeg läheb nii kiiresti, aga ütleme 4. Ja sul oli siis 2 ettevõtet ja MTÜ, on ju, ja 1 ettevõte tegeles siis just nimelt trennidega. Jah, sellise heaolu treeningutega, just, trennidega. Ja sul oli seal vist mingisugune keskkond? Ja, on olemas täitsa selline keskkond, jah. Tänaseni? Keskkond on olemas, selles mõttes ma ei juhenda live-tunde enam seal hetkel. See võib muidugi muutuda, see võib keegi teine seal seda juhtima hakata, juhendama hakata. Kui sa tunned, et sa tahaksid tegelikult live-keskkonnas tunde anda, just kehameeletrenne, siis hea meelega otsingi neid inimesi. Ma pole lihtsalt leidnud neid inimesi, kellega seda koos teha. Aga seal on selles mõttes olemas võimalus väike nii-öelda kogus saada salvestatud videosid ja siis nende järgi teha. Aga see keskkond on jätkuvalt üleval, jah. Näe, mida põnevat tegelikult, mina teadsin seda sinu kohta, aga ma olen täiesti kindel, et suur osa meie vaatajaid, kuulajaid, kes võib-olla ei ole sinuga varem kuidagi nagu kokku puutunud, et vaata, kui põnev, et tegelikult on veel võimalusi. Ja kas ma saan siis õigesti aru, et teine ettevõte alustas just nimelt alguses sellise copywritingu ja tekstide kirjutamise kirjutamisega, et ma saaksin esitada ikkagi arveid ettevõtetele, kellele ma kirjutan tekste, reklaamsõnumeid, sloganeid, teen tekstitoimetust, mis iganes, et ma kuidagi tahtsin hoida neid lahus, et minu jaoks tundus selge, et see on see ja võib-olla seepärast ongi, et need on 2 eraldi brändi täiesti, eks neil on omad nimed ja üks asi on viinud teiseni, ehk siis ma ei oleks siin, kui ma ei oleks neid treene juhendanud, seda keskkonda loonud, ühtepidi nagu füüsiliselt, kehaliselt, inimesena, vaimselt ja teistpidi ka see, et ka ettevõtlusega nii-öelda katsetamist, proovimist, et üks asi viib julgemalt nagu järgmise asjani. Jaa, see on nii äge, et sa selle sisse tood, sest et minul on samamoodi, kuidagi nagu alati ühest asjast on välja kasvanud teine ja samamoodi, et ma ei ole kunagi alustanud sellise täiusliku ideega ja tegelikult see on ka miski, mida ma täiega tahan siin ka nagu kuidagi nagu loksutada või kõmmutada, et sul ei pea olema, meile vaata väga tihti räägitakse, on ju, et sul peab olema täiuslik plaan ja täiuslik toode, aga päris elu ei käi ju nii. Et see tegelikult on väga vähe pikemaajalisi ettevõtjaid, kes täna tegelevad täpselt selle sama asjaga, millega nad alustasid. Et valdkond laias laastus jääb justkui nagu samaks, aga jällegi sa lähed, paned mingisuguse seemne mulda ja siis sellest seemnest hakkab midagi kasvama. Ja kui sa seda mulda ei pane, siis sul ei ole võimalik juba jõuda sellesse kohta, kus sa näed, et õitseb nagu see puu või et esimene vili ja nii edasi. Laias laastus see aed võibki olla kogu see sinu nii-öelda ettevõtlusmaastik on, eks, et sa võid sinna erinevaid ju vagusid künda ja erinevaid asju katsetada, erinevaid taimi, lilli, pojenge, peete, kõik, eks, et ei oleks selles mõttes, ei oleks ma siin, kui ma oleks seda teinud, ei oleks julgenud teha, aga see kõik on tunde hästi nagu seesama, et nüüd ma olen valmis ja nüüd ma lähen, mitte et mul on mingi geniaalne äriidee ja ma pean seda katsetama või ma tahan raha teenida sellega või tõesti neid Hiina sokke, millest me ka eelmine kord rääkisime, Hiina sokke müüa, et siis seda tunnet mul ei ole olnud, pigem oli see, et läbi minu enda, eks, läbi minu keha, läbi minu kogemuse, et see on see, mis mind nagu inspireerib ja see on see, mida ma tahan edasi anda läbi oma kogemuse, seda tarkust ja nii-öelda juhendamist siis, mitte see, et nii on õige, vaid lihtsalt see, mida mina olen kogenud ja võib-olla see toetab ka sind. Aga see lavale minek ilma selleta, et ma seda kehalist kogemust treenerina ei oleks ja ma ei oleks enda kehaga kontakti saanud, see oleks olnud selline ja see on suur osa ka praegu minu tööst, et kui ma inimesi juhendan ja koolitan ja mentordan, siis kehafaktor on nii oluline lihtsalt. Sa ei lähe ilma kehata lavale, sa ei väljenda ennast ilma kehata, ainult peaga, ainult suuga, et see on nagu hästi oluline. Ja teine asi on tegelikult see, et hästi vähe pööratakse tähelepanu sellele, kui palju keha räägib. Et tegelikult kui palju räägib meie keha siis, kui meie oleme ise vait. Ja et kui palju me tegelikult näeme seda, et keha ütleb ühte, aga inimene räägib teist. Ma olen nii avatud, ma olen nii avatud, aga tegelikult
et kuule jah, või ka kehalises kontekstis, kui sa oled nagu, sul ongi esimesnärv sees, miski asi kuskil väriseb, siis sa hakkad seda kuhugi suruma, et peaasi, et keegi seda ei näeks. Aga samal ajal su keha tegelikult tahab seda energiat kasutada, mis sulle kaasa tuleb sinna lavale. Ja nüüd, kui sa ei luba tal rääkida ja ei luba siis tal olla sellel närvil korraks, hoida sise fookust sellel, mida sa tegelikult siin tegema läksid oma sõnumil, siis ta hakkab sulle vastu töötama. Selles mõttes, et sul on vaja see energiat. See ongi tegelikult kõik suuremaid selliseid dissonantse ju, mida me tegelikult tajume ja mis mõjuvad hästi-hästi eksitavalt. Et kui ma nüüd tulen ja ma olen nagu täiega enesekindel, aga samas on ju, tegelikult, kus sul see enesekindlust eks ju, et ma tegelikult on täiega enesekindel, aga ma nagu ei saa hingata ka. Aga okei, me täiega tüürime seda paati juba sinna, kuhu ma tahaks jõuda paari sammu pärast. Alustuseks, meil on see osa on hästi ühine, just see siuke enda kogemus, et üks asi viib teiseni. Aga kas sa nagu mäletad kuidagi enda teekonnal selgelt seda kohta, kas sa täna neid tekste kirjutad veel? Kirjutan ise enda praeguse ettevõtte jaoks, jah. Kas sa mäletad seda pöördepunkti, seda, kus nagu tekkis, kas sul uus oli juba enne olemas, ehk siis kas sa olid enne juba otsustanud, et ma lähen nüüd seda teed, et ma hakkan panustama just selle, ma ikkagi ütlen, et eneseväljenduse koolitamisele, mentordamisele, on ju, ja siis sa lasid sellest vanast väljundist lahti või eksisteerisid need vahepeal sul paralleelselt ka? Mul ikka eksisteerivad need paralleelmaailmad alati, et mul on jube raske lasta lahti olukordadest, inimestest, ettevõtetest. Seesama mäletan väga hästi, kui MyBalance oli nagu, kuidagi nagu kiratses, mul endal oli jalg sai viga, eks, et ma ei saanudki trenne juhendada ja sinuga kuidagi koostöös me jõudsime selleni, et kuule, aga nagu pane pausile korraks, et pane pausile, on ju, ma ei saa, mul on kliendid ja siis mul on see ja siis kas ma siis annan alla ja kas mul ei läinudki siis edukalt see ettevõte ja pigem on et hästi raske oli see teha. Aga jah, sealt kõrvalt tegelikult ma ju juba ikkagi koolitasin ennast ja arendasin ja veel tekste alles hiljuti kirjutasin, et kuidagi kombin ikkagi kogu aeg käib, aga ta kuidagi nagu jätab võib-olla mingit osa, see lumepall veered, eks, et mingi osa tuleb kaasa alguses, aga pärast nagu jääb kuhugi maha, et see, mis siis nagu praegu siin veereb, siis see on kindlasti teistmoodi, mis aastaga tagasi veeres, et mul ei olnud selget arusaama, et nüüd ma hakkan seda tegema ja kõik muu läheb ära, et ma niimoodi platsi puhtaks lüüa, ma teen seda väga harva, aga kui siis on väga korralikult, ka elukorralduslikult või muutustega või mis iganes asjadega, et nüüd ma lähen töölt ära, enam ei, kõik on ju, või jah, et mul on neid muutusi olnud teha raske. Et pigem ma tõesti veeretan seda lumepalli mingite uute komponentidega juba ja mis siis hakkab sealt ära kukkuma, siis see kukub ära. Ma tegelikult arvan, et see on hästi oluline teema, sellepärast, et vaata, kui sa alustad nagu täiesti nullist. Alustada on nagu jällegi ühest küljest see tundub nagu nii hirmus, sellepärast, et ettevõtlus on tegelikult selline, seal on vabadus, on see, mille sa võid võita, aga samas sa saad selle vabaduse ainult siis, kui sa julged võtta vastutust. Ja ettevõtluses on nagu, on ikkagi mõnevõrra väga-väga keeruline, kui sa ise ei tee neid otsuseid lähtuvalt endast. Ja jällegi on nagu suur erinevus, on ju, et kas sa nagu usaldad enda seda keset ja oma seda sisemist kompassi või sa üritad ikkagi otsustada sellise välise info najalt. Mis toimub ümber ringi, mida teised teevad, mida nad räägivad. Teised võiksid tahta ja nii edasi. Täpselt, on ju. Ja et üks asi on nagu alustada ja mulle tundub, et alguses mulle hästi meeldib vaadata tänapäeva noori, sest et mulle tundub, et nemad on kuidagi eriti julged. Et meil on ikkagi rohkem seda sellist, issand, jumala eest me paigutame mingi vanasse kategooriasse, on ju. Aga et meil on rohkem ikkagi seda nõuka mõjutust just läbi esivanemate. Ja mulle tundub, et tänapäeva mingid sellised a la 20-sed julgevad rohkem juba riskida. Kuidagi nagu, et ma teen sammu, ma vaatan, mis saab. Et ma ei pea nagu nii väga kuidagi kohe saavutama midagi või õigesti tegema. Ja meil on nagu tugevamad raamid selle osas, et vaata lapsi me ei mõista hukka, kui nad õpivad kõndima samm-sammu haaval ja koperdavad. Aga samas, et mis mõttes sa nüüd ettevõtjana hakkasid tegutsema ja et sul nüüd kohe ei ole neid tulemusi ette näidata ja jumal hoia, kui sa veel mitu aastat toimetad niimoodi, et sul justkui ei ole mingeid suuri kasuminumbreid, et sa võib-olla tuled küll toime, aga et kus su kasum on. Et see sama termin loov ettevõtlus tegelikult sellepärast mind hästi kõnetaski, sest et vaata sinu jutust ka kumab hästi palju läbi, et ikkagi sinu seest ja et see ei ole olnud eesmärgiga teha raha. Ja ma mäletan hästi, et siis, kui ma läksin kunagi Mainorisse õppima, issand, see oli nii väga palju aastaid tagasi juba, kogu aeg siuke tunne, et midagi nagu
reedan meie vanust. Mis ei ole üldse mingi saladus või midagi tegelikult ei ole, on ju, sellepärast, ja see ei puutu, ma isegi unustan ära vahepeal, mis see vanus on, see pole üldse oluline. Mulle meeldib, kuidas minu laps ütles, et ta on mitu aastat juba kõigile oma sõpradele rääkinud, et ma olen 34, nii et mõtlesin, nagu jääme selle juurde. Aga kuhu ma tahtsin selle jutuga jõuda, on ikkagi see, et me väikeseid lapsi vaata just ei mõista hukka, on ju, ja endale meil on väga palju nõudmised, ootuseid, siis on need ühiskondlikud normid, reeglid ja need loovettevõtluses tegelikult võrreldes sellega, mida mina kunagi õppisin Mainoris, mina ikkagi õppisin ka ikkagi sükest, nagu ärijuhtimise osa seal, et ikkagi idee ja plaan on ju ja toode ja ma näen täna, et maailm on hästi muutunud ja et tekib hästi suur selline lõhestumine ka ärivõtmes, et on nagu ärid, mille eesmärk on juba algusest peale, et ma teen seda äri ainsa eesmärgiga saada raha. Seesama soki näide, mida ma tõin seal on ju, et ma võin sulle müüa sokke ilma, et ma nendest sokkidest suurt midagi arvaksin, parimal juhul on nagu komsi-komsa enam-vähem toode on ju. Ma näen, et nendel inimestel seal on sokke vaja, ma tean, kust sokke saab ja tere tulemast, see on äri. Ja siis üha enam me tegelikult näeme seda, kus inimesed kasutavad ettevõtluse vormi selleks, et anda väljund enda loomingule, enda oskustele, enda teadmistele. Täpselt see, mida sa teed ja mida tegelikult teen ka mina. Ja osa enesearengust on see samuti on ju. Ja tegelikult ma ei väsi kordamast, ma olen seda nii palju korrutanud, aga ma täiega tahan sellega siin uuesti sisse tuua, et minu meelest ettevõtlus on üks parimaid enesearengu vorme. Ja see on niisugune sihipärane eneseareng, et kui me lihtsalt jääme kogu aeg nii-öelda oma vigades tuhnima, ilma mingi sihi eesmärgita, et kui mul ei ole nagu seda päikest, mille poole kasvada, siis ma tegelikult jään sinna ja meil neid traumasid ja korduvaid mustreid nagu on rohkem kui ühe eluajaga jõuab ära lahendada ja tegelikult elu eesmärk ei ole ju kogu aeg vaadata selja taha ja kogu aeg tegeleda sellega, mis juba ära oli, vaid et liikuda edasi ja pöörata siis tähelepanu sellele, mis takistab või mida saaks siis võib-olla kasutada selle kivina, et ehitada seda teed paremasse tulevikku. Et igal juhul mulle tundub, et loovettevõtlus on täna ikkagi hoopis midagi muud ja et loovettevõtjana on väga raske mängida nende tavareeglite järgi. Ja me tunneme ennast nagu läbikukkununa, kui me üritame ennast hinnata ainult nii-öelda ärimaailma reeglite järgi ja ma täiega tahan rõhutada, et selles mõttes organisatsiooni seisukohast on ülioluline kasumlikkus, sellepärast, et me ei saa areneda ja ettevõtte ka ei saa kasvada areneda, kui seal ei ole kasumit. Aga täna mulle vähemalt endale tundub, ja ma olen kuidagi ümbritsetud aastaid hästi palju loovettevõtjatest, ehk siis jällegi vaata üks asi viib teiseni, et see ka on kuidagi nagu minu jaoks hästi loomulik asjade jätk, et me siin täna räägime. Aga just seega, mida sa mainisid, et kuhu ma jälle võib-olla pika ringiga tahan jõuda, et see emotsionaalne seotus. Ja see on see, mis muudab meie jaoks, loovettevõtjate jaoks, asja hoopis keerulisemaks ja mängu hoopis teistsuguseks, kui siis on nii-öelda lihtsalt sokke vahendava ja äritulu otsiva ettevõtja mäng. Kui enda hinge ei ole seal tegelikult kaasas, on puhas pea ja äri on ju. Jah, ja see on nagu minu jaoks, ma olen seda hästi palju kõrvalt vaadelnud ja selles mõttes, et ma päris kindlasti ei pea ennast mingiks spetsialistiks, mul on lihtsalt kogemus ja mingi hulk tööriistasid, mida saab siis kasutada selleks, et selles vallas rohkem iseendana edeneda või aidata sul ka seda teha. Aga ma näen seda hästi suurt vastuolu ja ma olen enda puhul seda väga palju tundnud, et see õige viis, kuidas seda teha, just nimelt need plaanid ja strateegiad. Ja ma olen seda proovinud kunagi teha ja ma olen kunagi proovinud teha ka nagu äriinimesed teevad ja see oli väga kiire fail. Ja kiired failid on alati väga head. Palju paremad, kui need pikad 10 aastat lohisevad failid, et nagu ei toimi ja kõike lahti ka ei suuda lasta. Et aga meil ongi keerulisem lahti lasta. Ja meil on keerulisem lahti lasta ka siis, kui mingid asjad ei toimi. Nõus ja selle eelmise kommentaari täiustamiseks ma tahaks öelda, et see, et hinge kaasas ei ole, et see ei ole kindlasti mingi halvustav väljend siit minu poolt, vaid et siis ongi lihtsam toimetada tõenäoliselt. Lihtsam toimetada, ongi business, ma tõstan selle siia kõrvale, see ei ole osa minust, aga kui midagi nagu enda seest tuleb, enda seest sünnib, enda oskuseid, enda kogemusi, seda, mis siis hingest tuleb, tahad välja panna, on keerulisem seda lihtsalt kõrvale panna, seesama, et lihtsalt ka lahti lasta, kui ei ole enam nagu see ja mis on selles mõttes tegelikult ka selle
mitte nii hingelise äri juures hea, et sa toodadki raha selleks, et siis tegeleda oma hingekutsumuste ja tegevustega, mis on ka väga ilus lahendus. Ja üks see on okei lahendus. Just. Et mulle endale tundub, et tegemist on hästi erinevate inimestega. Ja siis on ka neid inimesi, kelle jaoks ei olegi ettevõtlus, ei peagi olema. Ja see on ka täiesti okei. Küll aga, ma ütlengi, et mind on nagu pigem huvitanud see grupp loovettevõtjaid, kelle hulka ma ise ennast ka täitsa ise algatuslikult arvan. Aga see on olnud minu jaoks nagu päriselt teema, sellepärast, et minu jaoks on ettevõtlus eesmärk ei ole olnud raha, pigem minu jaoks ongi olnud nagu kohati väljakutse, et kus nagu see toode luua või kus see nagu raha juurde panna, et nagu looming loomise pärast ja nii äge on ju ja ma usun, et kõik juba teavad, et Human Designi võtmes ma olen ka nagu nii palju asju tasuta jaganud, millest oleks võinud toota juba mingi 1 000 000 toodet või 10 vähemalt. Aga et see on täiesti teistsugune mäng ja siis ma mäletan hästi, kuidas mul nagu ka organisatsiooni konstellatsiooni õpingutest hästi kõlama see põhimõte, et äri peab olema emotsioonivaba. Ja ma arvan, et siis võib-olla ma ei mäletagi, kas see oli nüüd juba 2 või aastat päriselt mööduvad nii kiiresti, on ju. Aga siis ma hakkasin kuidagi veel rohkem teadlikumalt jälgima ka teisi inimesi, on ju. Ja oma tegusid ja ka seda, mis juhib mu otsuseid ja kui palju ma olen seotud emotsionaalselt mingite toodete või kui palju mul on ka nagu mingeid ootuseid, et mis võiks saada või kuidas võiks saada, on ju. Ja mis siis saab, kui läheb teisiti. Ja loov ettevõtlus, nii kui sa teed ikkagi midagi enda seest, on ju, või sa paned ennast sisse, et seal on väga palju emotsiooni ja seal on nagu äri kõike muud kui lihtsalt äri. Ja seal väga tihti on nagu ikkagi kas siis mingi toode või ettevõtte ise või mingi bränd kipub olema, kas siis nagu laps, on ju. Ja väga palju on ikkagi neid igasuguseid muid dünaamikaid, et vaata kõik see, mis justkui nagu peres või kodus jääb lahendamata, me võtame selle ärisse kaasa ja siis vaata muutubki asi kuidagi eriti emotsionaalseks, et kui me tegelikult ootame, et näiteks meie kliendid pakuksid meile seda tunnustust, mida me võib-olla ei saanud oma vanematelt. Või siis, et me hakkame täitma oma mingisuguse loominguga mingit muud tühimikku, mida meil näiteks suhetes ei ole. Või sa saad tegelikult peegeldust ise endale, kui sa paned ise ennast kui teenuse osutajat välja, et läbi minu sündinud asi on see, mida ma tahan sulle pakkuda. Aga sa ei taha seda, et siis kas sa ei taha mind? Sinna ma tahtsingi tüürida ja see on üks kõige valusamaid kohtasid, on tegelikult, või see on üks suurimaid väljakutseid just loovettevõtjana. Nüüd vaata, kui ma lihtsalt vahendan sulle sokke, tegelikult ka mul on selline tunne, et nagu soki näide, ma ei tea, kuhu see välja viib. Jaa, suva. Hiinasokid. Suval on kusjuures, suval on hullult hea reklaam kaubikute peal. Mul on täiesti suva. Ja siis tuleb see mingi soki jutt, aga see on nagu nii äge, see reklaam, nii kui ma näen suva autot kuskil linna peal, see teeb mu nii rõõmsaks. Aga see ongi tegelikult üks suurimaid väljakutseid, et kuidas mitte nii väga isiklikult luua midagi, et me tegelikult just nimelt loovettevõtluse see hing ja see kvaliteet, et me tegelikult ju peaksime justkui mitte mängima, me tegelikult peaksimegi eralduma sellest sokimüüja mängumaailmast, ehk siis mitte püüdma lihtsalt võimalikult palju ja võimalikult suure kasumi marginaaliga müüa, vaid panustama kvaliteedile ja just nimelt vaata see, mida ma eelmises osas ka mainisin, et ma ei ole nõus sellega, et loovettevõtja peaks küsima või et tema töö peaks olema vähem tasustatud kui masstoodang. Ja ma täiega loodan, et käsitöö läheb rohkem hinda kui AI generated siis tänapäeval, on ju. Et panusta kvaliteedile ja panusta isikupärale, aga samas jällegi, et kuidas seda teha niimoodi, et kui sina ei taha minu toodet, siis asi ei ole minus, on ju. Et sokke vahendades mul on seda lihtsam teha. See on kellegi teise asi, on ju? Jah, või siis isegi, kui mul on see sokivabrik, on ju, siis need on nagu miljonid sokid või 1000 sokid. Ja nüüd, kui sina neid sokke ei taha, ma ei tea, pakkumine oli vale, sul ei ole hooaeg, värv ei meeldi, on ju, ma saan muuta, kohandada, timmida, whatever. Nüüd, kui oletame, et ma teen koolitust või sa teed koolitust, kasutame siis seda näidet, on ju, oletame, et ma nüüd lõin mingi jumala ägeda koolituse või mingisuguse digitoote ja ma nagu täiega panin sinna sisse oma südame ja nagu täiega. Ja nüüd ma olen selline, et kuulge rahvas,
mul on midagi täiega ägedat, sul võiks seda täiega vaja olla. Ja siis on ritsikad. Lihtsalt võib-olla 3 inimest paneb pöidla, no sest, eks, ja mitte midagi. Võib-olla veel hullem on nagu see, et vaata, kui on mitte midagi, siis sa hakkad nagu mõtlema, et okei, äkki nad ei saa aru või nagu kuidagi kommunikeerisin, et on ju, aga siis kui on nagu võib-olla mingi 3 inimest ostavad ja 5 inimest panevad pöidla, siis see on küll siuke koht, okei, ühe korra võib-olla tuled veel toime, on ju. Aga mis siis, kui sa teed seda 2 korda ja 3 korda? Väsid ära. Ja siis sa lõpuks ühel hetkel on täpselt siuke tunne, et mul ei ole midagi anda, see, mida ma annan, ei ole väärtuslik. Vähesed tahavad seda. Vähesed tahavad seda, see ei kõneta neid. Lisaks sellele, meil täna sotsiaalmeedia ajastul on tunne ja meil kõigil on samas valdkonnas tegutsevaid inimesi, on ju. Ja meile jääb nii kergelt muljet, aga teistel läheb nii hästi. Ja siis on nii lihtne tuletada see seos, et mina pole oluline. See, mida mina jagan, ei ole oluline. Ja et keegi ei taha mind, just nimelt. Et mitte keegi ei taha seda toodet või et nagu äkki ikkagi, ma ei tea, mängin pakendiga või et võib-olla nagu, või siis äkki on vale ajastus või äkki tuleks hoopis teises keskkonnas seda pakkuda. Et hästi lihtne on sealt nagu tuletada see hästi isiklik seos ja meil vähestel on ikkagi see armastuse, hoole, tähelepanu karikas elutervel moel lapsepõlvest täidetud saanud. Ja siis ongi, et keegi ei taha mind, see, mida ma teen, pole oluline. Ja kui sa nagu mingi aeg suudad seda veel teha, siis ühel hetkel tõenäoliselt saab raha otsa, saab jaks otsa, saab enese usk otsa. Väga tihti saab see otsa vahetult enne, kui... Seal on nii palju kihte tegelikult ja see sama, et kuidas sa siis eraldad neid, on ju, et see on minu teenus või toode ja siin olen mina, on ju, jah, me oleme nagu koos, aga tegelikult me oleme ikkagi eraldi. Võt see ongi see kõige põnevam osa. Samal ajal on ka see koht, et sa ikkagi ju ettevõtjana, minu eesmärk ei ole ka, mind ei ole kõnetanud kunagi see, et nagu, kui palju, kui on küsimus, kui palju sa tahaksid, et su firma kontol oleks raha? Ma ka ei oska sellele vastata. Ma ei oska. Siis on see sama küsimus jälle, eks, et kas ma eraldan oma ettevõtte iseendast või mina olengi see ja see ongi minu konto, on ju. Ehk siis tegelikult ma ei ole tahtnud raha pärast seda teha, ma olen tahtnud teha seda sellepärast, et see on midagi, mida ma oskan, ma tahaks seda katsetada, ma tahan oma aega sättida, ma tahan oma kliente valida, ma tahan anda läbi enda midagi. Aga loomulikult on mul see surve seal taga ka, et ma ikkagi ka sellest siis ka elaks, et ma ei tegeleks ellujäämisrežiimiga ja ma ei toodaks ka midagi ellujäämisrežiimi vaibiga. Ja vaata nüüd see on, sa tõid kohe nagu mitu hästi olulist teemat sisse. Alustuseks on see, et tegelikult on oluline need asjad ära eraldada, sellepärast, et ettevõtte raha ei ole minu raha. Ja kuidas sa ütled, et see ei ole sinu raha, kui mina tegin päevad läbi, just nimelt. Ja minu pilt on peal ja see ei ole minu raha. Ja võt siin ongi see hästi suur erinevus, et kui sul on nii-öelda korporatsioon, oletame, et sul ongi nagu sokkid edasi müüa, sa oled sokkide edasi müüa, siis on sul hästi lihtne äriliselt mõelda. Ja kui sa ise kood neid sokke? Kui sa nüüd ise kood neid sokke, lood need mustreid, müüd neid sokke, pakid neid sokke, kõike teed ise, on ju. Ja siis on niimoodi, et sa vaatad, sellepärast, et Eestis täna toimetades Eesti ettevõtlusmaastikul on sul mängureeglid, millest tuleb kinni pidada. Ja kui sa nüüd loovettevõtjana, seda aru, see ongi nagu siin kinni. Ja see on nagu miski, mis tegelikult väga ajandaski mind kõike seda üldse tegema, mille pärast see kõik on minu jaoks nii põnev, sellepärast, et lihtsalt nagu 15 aastat isiklikke kogemusi, valusaid käpuli käimisi, õppetunde ja päris ägedaid tööriistasid, millest võib-olla kasu on ju. Aga et tegelikult sa peadki mõtlema lisaks sellele, et sa oled see looja on ju, et kui sa mõtled ainult kui sokkide looja on ju ja sa nagu koodki selle sokipaari, oletame sa müüd kui raske on nagu kootud sokke õiglase hinnaga müüa, aga mis, ma ei tea, 20-30 euri ja praegu tasus ei ole mõtet müüa, ei ole hooaeg. Aga oletame, et sa müüd paari kootud sokke 30 euroga. See on väga hea näide sellepärast, et siis sul tekib tunne, et oota, mis asja, nii kallid sokkid või mul vanaema teeb nagu niisama. Täpselt. Ja sa saad need samad, need hulgisokid tõenäoliselt mingi 2-3 euriga. Okei, ma ei tea, hind on tõusnud võib-olla 5-ga, on ju. Et oota, aga mis vahe seal siis on? Ja sellepärast sokid ongi siuke nagu... Aga nüüd, oletame, et sa oled väga hea käsitsi kootud sokkide müüja ja sa müüdki selle paari kenasti maha. Et küsimus ei ole selle paari maha müümine, vaid küsimus on nüüd selles, et osa sellest paari tootmisest on materjal. Ja me ei hakka aega rahasse panema, sest me tegelikult üldse nagu eriti loovettevõtluse puhul aega raha vastu vahetada, küll oleks hea, kui me sellest eemalduksime, aga samm haaval on ju. Aga nüüd, kui sa nüüd tahaksid
selle raha endale ettevõttest välja maksta. Ja sa võtad sealt veel maha nagu ka materjali, sellepärast, et 30 euroga sa ei saa müüa sokke, mis on tehtud mingist ilgelt odavast, ma ei tea, akrüülist või värgist, on ju. Et sa pead ikkagi kasutama ka head materjali. Et ma päriselt ei oska praegu öelda, palju sokipaari peale villast lõnga võib kuluda, no let's say, ütleme, et 5 on nagu kulud, on ju. Et sulle jääb nagu 25 eurot ja sulle tundub, et okei, ma sain 25 eurot. Ma tegelikult ei tea, kui kaua ühe paari kudumine, ärme lähe sinna detailidesse praegu, aga sa ei saa endale välja maksta 25 eurot. Ja sa ei saa endale ammugi 25 eurot välja maksta, kui sa tahad endale palka maksta. Ja kui sa tahad maksta endale dividende, noh, siis tegelikult sa võiksid ikkagi endale ka palka maksta, eks ju. 25 euro eest ei saa sa osta ka väga palju süüa, ega üüri maksta, ega ja sa ei saa kätte 25 eurot, mis tähendabki seda, et vaata, siin nüüd tekibki kogu see error. Ja mulle tundubki, et kogu see error loovettevõtluses ongi sealt käima läinud. Et mina loon midagi ja ma üritan seda müüa sama hinnaga, mida ma tahaksin endale saada selle eest. Ja see on ka see, kus me tegelikult loovettevõtjatena müüme kogu aeg alla oma hinna. Ja me loome selle olukorra, kus me oleme kogu aeg puuduses ja defitsiidis, sest et me ei arvesta selle mängu reeglitega. Ja see on nagu kusagil, ma ei oska sulle täpselt, ma ei ole veel päriselt pihta saanud, kus see siuke mõistuse loogika tasandi error tekib, on ju. Aga see ongi, et ma loon endast, on ju, ja ma pakun nagu oma loomingut, ehk siis ma pakun just kui nagu ennast, on ju. Aga ma unustan ära selle ettevõtte seal vahel ja selle, et tegelikult ettevõttesse peab ka midagi jääma ja et ettevõttest peab veel midagi minema omakorda riigile. Ja vaata, siis tekibki see ebaõigluse moment ja ma tahtsin saada selle sokipaari eest 30 eurot, mis on niigi juba vähe, on ju. Ja nüüd see Eesti Vabariik oma seadustega tuleb ja võtab sealt veel, no let's say poole ära, on ju. Tegelikult natuke rohkem kui poole, on ju. Et, või noh, ütleme, et poole ikkagi. Et ja mis mulle siis jääb, on ju, 25 eurot tegin pooleks, mingi 10 eurot saan kätte. Mõtle, kui palju ma pean neid sokke kuduma selleks, et endale kas see miinimumpalka maksta ja jällegi miinimumpalgaga on nagu väga keeruline täna ära elada. Mis tähendabki seda, et sa pead hakkama siis loovettevõtjana justkui nagu konkureerima Hiinaga. Ja sul ei ole võimalik massi pealt nagu nii konkureerida ja mida rohkem sa hakkab massi tootma, seda rohkem kvaliteet läheb alla, mis tähendab seda, et inimesed ei taha enam seda. Ja siis sa hakkad hinda alla no ja saad aru, see ongi see allakäiguspiraal. Ja see on hästi hea näide, sest samal ajal tekkis see mõte, et kui sa ikkagi ju tellid kuskilt mingi toote, nüüd ma hakkan neid tooteid müüma, siis sa juurde hindluse paned sinna ikkagi vähemalt 100%, kui mitte rohkem, on ju. Mis ongi see puhver? Ehk siis sa ei pane tegelikult oma tootele, sa ei pane seda 100% sinna otsa, on ju. Et see on võib-olla see koht, millele mõelda, millele nagu ise ei ole tegelikult sellisel kujul mõelnud. Sest seesama see kombin, et oled loovettevõtja, teed hingega, teed omast ajast, kella pole, ühesõnaga, et päeval ööl, millal iganes lihtsalt lood, siis sa tahad seda, keegi nagu laigiks seda, ostaks seda, et sa meeldiks kellelegi, keegi vajaks sind. Siis sul on need nagu tavalised ärireeglid, ehk siis kasum, strateegiad, kuidas sa pead sotsiaalmeedias tegema, mida sa pead AI-ga tegema, kellele sa pead müüma, milliste sõnumitega sa pead müüma, kus sa pead väljas olema ja samal ajal on siis see, et mis mulle tegelikult sobib, mis selle toote teenusega sobib, et see segadus on lihtsalt nagu mega suur ka minu sees. Rääkimata sellest, et ma ei tea, kas minul on see selline mingisugune arvamus, uskumus, oleme seda kuskilt kuulnud, enda ümbruskonnast saanud, et kui sa tegeled ühe asjaga, et nüüd siis tegeled juba teise asjaga ja nagu, et see mees või see naine, ta teeb nagu kõike, vaata, nagu, et ta ei ole nagu, ühesõnaga, et kes sa siis oled ja nagu, et kuidas, et see läks pekki, ebaõnnestus, nüüd ta tegeleb juba sellega, vaata, või et siuke nagu, et selline nagu kahtlane nagu kvaliteedis tekib küsimus, et mis sa siis sipsid siin ja sipsid seal, aga ettevõtlus ongi tegelikult ju katsetamine. Et ettevõtlik meel loob tegelikult läbi katsetamise turuga mängimise heas mõttes, iseendaga mängimisega, et sa ei saa, tõesti, keegi ei ütle sulle, ka klient ei ütle sulle, et ma täna vajan seda, sest vahel ka see klient ei tea, et ta seda vajab, on ju. Et see on nagu nii segane maa minu jaoks kõik need asjad kokku panna, tava, loov, strateegia, tunne, mis iganes, eks. Ja sa tõid nii palju neid hästi olulisi valukohtasid ja tegelikult sa mainisid siin ära ka just nimelt need peamised põhjused, millega ma olen, või peamised asjad, millega ma ise olen täiega hädas olnud ja mis siis kuidagi läbi human designi mõtlengi, et see tee on kuidagi nagu
noh, ärikonstellid ja kõik muu on toonud siia. Aga alustuseks võib-olla see, et mitte kõik meist ei olegi loodud olema spetsialistid. Ehk siis mitte kõik meist ja mõned on, no jällegi tasub teada ennast ja tasub korra eemalduda sellest välisest mürast. Et jällegi, kui vaadata nüüd ringi, mulle tundubki, et täna läheb asi nagu eriti hulluks, sellepärast, et iga nurga peal on keegi, kes jagab meile ka nagu seda, mis tema puhul toimis, on ju. Tee nii, nagu mina tegin 20 aastat tagasi, sa jõuad ka sinna. Nüüd alustuseks ma teiega tahaks, et see jääks sulle ka kõlama, et on hullult hea teiste lugudes saada inspiratsiooni. Ja mingid mõningad natuke siit, natuke sealt. Ja siis on nagu mingid inimesed, noh näiteks, kui ma kasutan toon korra HD sisse, on ju, noh ma olen 3-5, sa oled 1-3. Selles mõttes see märteri, see katse eksitamise värk, on ju, see on meie mõlema puhul sarnane. Natuke küll erinevalt, on ju, aga noh, meie mõlema puhul on ikkagi see, et läbi kogemuse ja enda kogemusest. Nüüd on neid, kelle puhul see absoluutselt ei päde. Küll aga on nagu universaalne põhimõte, mille ma tooksin ikkagi nagu ärivaldkonda sisse, et kui sa esimest sammu ei tee, siis ega sa nagu kõndima kunagi ei hakka. Ja enne, kui sa päriselt hakkad kõndima, sa tegelikult koperdab mitu korda, täpselt nagu väikesed lapsed. Et ise asi on see... Aga sa ei taha täiskasvanu seda enam teha, sest sa oled selle lapse nagu ja vaata nüüd, see ongi see, kus me nagu korra enne põgusalt käisime ka, et eriti vähe tahad sa seda teha, kui midagi on juba toiminud. Just, et juba oli kõik paigas ju. Täpselt, et kui sa juba oled teinud midagi, mis juba toimis ja nüüd ühel hetkel tegelikult äriga on täpselt sama lugu, et kui sa, noh, nagu ka enesearenguga on ju, et kui sa ei kohane, ei arene, siis ühel hetkel hakkad sa taandarenema. Ja täna ongi nagu, see kõik on nii palju keerulisem, sellepärast, et nüüd sa nagu vanasti see soki müüjana, noh, ma ei tea, toome lihtsa näite, on ju, et vanasti soki kuduja müüjana, sul oligi see sinu lett, sinu turg, on ju. Sinu klient. Nüüd oled sa nagu turul, kus on nagu kogu maailm. Ei ole enam ainult sinu küla, sinu linn, on ju. Ja ma ei taha praegu üldse seda konkurentsi sisse tuua, sellepärast, et ma olen päriselt seda meelt. Et kui iga üks meist teeb asja oma moodi, noh, et kui me mõlemad kooksime sokke, ka samast lõngast, aga me teeksime... Tundub, et alates tänasest vist hakkame kuduma, sest me oleme nii palju sellest rääkinud. Ma päriselt ka, ma huviga vaatan, kuhu see sokivärk välja viib, on ju. Aga kuhu ma tahtsin oma jutuga jõuda on see, et see ongi hästi segaseks aetud. Ja nii kui see asi on hästi segane, kõik asjad, mis me jaoks on liiga segased, meil kaob lootus ära. Me ei suuda seda enam ära hallata. Ja lihtsuses on võlu. Ja fookus on ju. Just. Ja selles mõttes, et hästi huvitav ongi see, et asjad, mis maailmas päriselt toimivad, on lihtsad, aga samas kõik on nii keeruline. Et täna ka tegelikult selline ettevõtlus ja sa pead teadma õigesti, kuidas toota, sa pead õigesti pakendama, sa pead jällegi selgelt nägi olema, sa pead täpselt teadma, mida su klient vajab, on ju. Siis sa võid küsida oma kliendi käest, siis tasuks küsida ChatGPT käest, siis tasuks küsida veel vaadata, mida konkurendid teevad, siis tasuks analüüsida vahetut turgu, kauget turgu, siis tasuks planeerida, tasuks teha, noh, saad aru, on ju. Selles etapis ma enam ei teeks mitte midagi, sellepärast, et mul on seda kõik palju. Ehk siis kui valikuid on liiga palju, ka näiteks, ma ei tea, 10 kontserti on ühel päeval, siis okei, ma ei lähegi siis. Ja teine asi, mida ma olen ise palju näinud ja mida ma olen ise ka kogenud, on see, et kui sa nagu loovettevõtjana paned kogu rõhu just nimelt sellele pakendamisele, strateegiale, kõigele muule, kes siis loob? Ja need erinevad rollid ettevõttes, võt see on ka jälle järgmine asi, mis muudab asja palju keerulisemaks ja kus tegelikult meie puhul ei päde enam see, mis pädeb noh, nii-öelda selles traditsionaalses ettevõtluses. Ma üldse ei tahaks nagu liigitada, aga mul on kuidagi vaja nagu eristada, on ju. Need sokkide vahendajad siis, on ju. Ja päriselt ka üks ei ole parem kui teine, lihtsalt inimtüübid on erinevad. Et tõenäoliselt need inimesed, kes päriselt on loonud väga tulusad ärid, mis on just nimelt nagu tootepõhised, noh äri on ja mingit emotsiooni, et need inimesed pigem nagu vaatavad, et arusaamatu pilguga, et miks need inimesed üldse tõmblevad nii palju, nii väikese raha eest. Ja noh, vastupidi, eks, et aga need ongi erinevad maailmad, need on erinevad mängud. Küsimus ei ole selles üldse, et noh, kuidas teises mängus läheb või kuidas kedagi ületada teises mängus ja ammugi ei ole küsimus ka tegelikult selles, et kuidas nagu loovettevõtluses kedagi teist ületada, vaid me räägime pidevast enesearengust, eneseületusest. Aga jaa, et asi on täna keerulisem kui kunagi varem ja kui sa hakkad hullult palju panustama asjade õigesti tegemisele, siis kaob ära see, mis tegelikult kunagi üldse selle nagu hinge sinna andis.
see hing kaob sealt ära. Ja ma olen pikalt seda kõrvalt vaadanud ja võib-olla natuke ise ka nagu sihuke nagu mingites kohtades mässa olnud ja ma üldse ei tea, kas see on nagu hea või halb. Aga et üha enam on nagu tule tee nii ja uus trend, noh näiteks sotsiaalmeedias minu arust see trend nagu muutub iga 3 kuu tagant ja siis on nagu uus mingisugune trendikoolitus, et tule tee nüüd nii, on ju. Ja siis on kõik nagu ühtemoodi. Aga kui me räägime loovettevõtlusest, noh vaata nüüd me jõuame ka tegelikult selleni, mis on see sinu eripära ja noh, võib-olla mingis teises võtmes ka minu oma, on ju, aga et tegelikult meil on kõigil ju see miski, mis muudab meid eriliseks. Ja kui me räägime nüüd sellisest nagu creators world on ju, või nagu selline just loovettevõtja poole pealt, siis tegelikult me ei peaks üldse mitte vaatama, mida teised teevad ega konkureerima teistega. Ja selles mõttes tasub teada, et mis asi on sotsiaalmeedia, kuidas sinna postitus teha, on ju. Aga veelgi olulisem sellest, et millisesse formaati ma panen või milline on nüüd see mingi trend või mis kell postitada või jumal nagu päriselt. Et tegelikult on see, et kuidas mina saaksin seda teha veel rohkem iseendana. Ja kas see sotsiaalmeedia on üldse see koht, kus oma toodet või teenust müüa, on ju? Et mul siin selle sinu nagu jagamise juures tekkis päris mitu mõtet või sellist äratundmiskohta, et seesama, et milleks korraks peatusime, et justkui olid paigas ja siis enam ei taha nagu koperdada mingite uute asjadega või sama asjaga ja nii edasi, et minul oli täpselt sama kogemus, et kui ma siis üks hetk trenne juhendasin ja kuidagi selle heaolu maailmaga tegelesin, et kuidas siis üldse ennast nagu ikkagi hästi igapäevalust tunda, nagu sellise heaolu treenerina mõnes mõttes töötasin ja toimetasin, siis ma tundsin ka, et issand lõpuks ma olen nagu jõudnud nagu sellesse kohta, kus ma siis pean olema, seda ma olen ka otsinud ja see ongi see, on ju. Ja siis kuni mingi hetkeni hakkasid nagu tekkima sellised nagu mõrad sellisesse ilusasse nagu lossi, et aga ma ei tea, kas ma siis tahan. Ühesõnaga, et ma kuidagi nagu ei paelu enam või nagu ma ei saagi aru ja siis see hakkas nagu kuidagi nagu pudenema laiali mõnes mõttes ja mõtlesin, ma olen jälle kuidagi nagu seal samas kohas tagasi, mis tegelikult ei ole ju sama koht, seepärast et kogemused ja kõik muud on nagu teised, on ju. Aga jah, ma näen seda kohta justkui nagu ikkagi see on nagu siin kõrval, on ju. Ehk et selline uuesti katsetamine, uuesti siis nagu enda tundma õppimine, järgmisesse proovimine, selle, mis tahab siis nüüd sündida, lasta sellel sündida, et see on olnud tegelikult keeruline isegi, jah, täpselt, et see, et sa, üks asi on see firma, teine on sina, aga mina olengi see firma, minu teenus on see osa sellest firmast, ühesõnaga nagu keeruline ja teine mõte läks sellel ajal juba meelest ära. No ei ole, me jõuame. Aga laias laastus see samas, et sotsiaalmeedia teema, et mis kell ja kuhu ja kuidas, et jah, on väga keeruline teha seda, kui sa tõesti kogu aeg kõigi teisi jälgid. Mina võtan väga tihti maha jälgimisinimestelt, keda ma tõesti väga hindan, nad inspireerivad mind, nad on huvitavad, aga kui nad toimetavad võib-olla sarnases valdkonnas, võib-olla nende mingid jagamised kuidagi ma tunnen, et pisendavad mind, nad ei anna praegusel hetkel hoogu juurde, seepärast, et nad teevad kuidagi kõike nii nagu perfektselt, kõik läheb nii hästi ja kõik on nii paigas, siis ma tõesti võtan jälgimis maha ja soovitan sul ka seda teha, et sul ei oleks seda võrdlusmomenti kogu aeg seal kõrval ja sa saaksid luua nagu puhta koha pealt mingid asjad. Minul nagu see toimib. See on nii hea koht, kuhu ma tahaks kohe. Mõni tahaks ka kohe sellesse teemasse hüpata, aga ma tegelikult lähen käin korra seal 2 sammu tagasi teemas, et jah, me korra põrkasime sinna ka enne, on ju, et palju keerulisem on tegelikult, kui sa oledki ühe arenguringi täis teinud, et see, mis kunagi toimis ja mis toimis kunagi väga hästi, enam ei toimi. Et seal on see klammerdumine väga palju suurem, kui seal täitsa alguses. Ja mulle tundub, et vähemalt minu ümber on nagu päris palju sellised ettevõtjad ka täna, kelle puhul ongi, et nagu mingi arenguspiraal on täis saanud. Ja nüüd on aeg nagu level upida. Sellepärast, et elu nagu igal moel, ka nagu läbi klientide raha, kõige muu, on ju. Ettevõtlus on selles mõttes jumala äge, sellepärast, et seal sa õpid läbi raha. Sa ei pea seal õppima läbi haiguse ja muude asjade, on ju. Et tegelikult seal, sa õpidki läbi raha. Ja raha puhul hea uudis on see, et isegi kõige süngemal hetkel tasub endale meelde tuletada, et see pole maailmast otsa saanud, et seda saab alati juurde teha. Ja et kui praegu sellisel moel ei saa, siis järelikult tuleb midagi muuta. Aga, ja siis on meil kõik need uskumused, piirangud ja kogu muu jutt, on ju. Aga kuhu ma tahan tegelikult jõuda on see, et ma olen ise, mul on olnud neid hetki, kus ma olen ka midagi ära lõpetanud, midagi pikalt järgi lohistanud
ja alati on olnud nagu inimesi, kellele tundub, et noh, et vaata enesesabotaaž või mis värk on, aga see on niisugune sisemine värk olnud. Ja mulle tundub, et tsükli haaval see muutub kergemaks. Et samamoodi nagu ma hakkasin kunagi tegema HD koolitusi, human designi koolitusi Zoomis, siis kui keegi seda ei teinud. Ja seda ainult sellepärast, et mingid asjad päris elus failisid, on ju, ja koroona ja igast muud asjad ja kõik sellega kuidagi laud sai palju tühjemaks. Ja siis mingi hetk ma täiega tundsin, et aga see on minu jaoks kuidagi sellisel kujul, vähemalt sellisel kujul ammendunud. Ma täna teen küll veel mingeid asju Zoomis, aga need on juba teistmoodi. Et jällegi, see kunagi toimis, mitu aastat toimis väga-väga hästi, aga siis tekkis mul endal juba see tunne sealt kohast. Tundus, et kuidagi, et see on juba ebaehe, kui ma enam ei taha ja mul ei ole seda sädet enam, aga ma püüan ikkagi teha. Ja samal ajal see on hästi keeruline koht, kus olla, seepärast, et sellel hetkel ei ole ka seda uut vormi veel sinu jaoks kohale jõudnud. Ma olen ise sama tundnud, et ma ei taha teha jälle nagu sellise kujul, nagu kõik teevad, kuidas mina olen teinud varem, aga et mis koht see siis on või kuidas ma siis teistmoodi teeksin, ma ei ole sinna kohale jõudnud. Ehk siis see vahepealne vaakum on ülimalt ja teine teema on, et samad teised inimesed. Ja see on võib-olla vast üks siuke põhiline teema meil üldse. Ja ma olen nii palju asju, kui ma kerin ajas tagasi, ma arvan, et alustades juba sellest, kui ma kunagi ehteid tegin ka, minu teekond algas nagu ehetega. Ja ma mäletan, et ma nagu tegin midagi ja siis ma panin midagi müüki, see on üldse nagu pikk naljakas story, mida ma praegu räägin, aga kunagi hiljem räägin. Ja siis see sellest kuidagi nagu trend. Üldse nagu naljakas, et ma tegin mingite asjadega, millest on nagu trend saanud. Ja siis mingi hetk, kui sellest sai trend, siis mul tekkis siuke tunne, et aga nagu, ma ei taha vaata. Või nagu ma enam ei taha sellega tegeleda. Ja siis kuidagi sellest järgmine asi oli, mul oli pikalt ju kristallipood, on ju. Tehniliselt on ta nagu laoseisuna ikka veel olemas. Ma olen sellest püüdnud nii pikalt lahti saada ja ma täna enam ei tea ka, mis sellest saab, eks ju. Aga et näed, sul on nagu üks keskkond, on ju, mul on kristallipood, küll mitte aktiivne, aga. Ja sellest sai ka trend üsna peagi peale seda, kui ma sellega olin nagu mingi aastakese tegelenud, on ju. Ja seal ma ikka väga palju võrdlesin seda, mida ma teen ja kuidas ma teen. Ja see oli üks parimaid õpetlikke kogemusi üldse koos, otse loomulikult koroona ja igasuguste rumalate otsustega, millest ma ka räägin sulle ilmselt jupphaaval kunagi pikemalt, aga mitte praegu. Aga see loomoraal, et ma olen nii palju enda puhul ka näinud, kus ma olen olnud mõjutatud sellest, mida teised teevad ja kuidas teevad. Ja kui palju ma olen jätnud mingeid asju tegemata, et mul tekib idee, on ju. Ja siis ma nagu kuidagi vormistan selle ära. Ja siis ma võib-olla isegi nagu kuidagi hakkan seda juba avalikuks tooma ja siis ma avastan, et aga keegi teine on kas äsja teinud midagi analoogset. Ja siis on nagu kuidagi siuke mingi, et aga ma ei taha ju kopeerida, aga samas ma ju enda sees tean, et mul ei olnud õrna aimugi, et keegi teine teeb midagi. Ja see on nagu hästi naljakas on see seoste jada ja need jälle enesearengu kohad, on ju. Et mis on võib-olla hästi oluline ära mainida, ongi see, et vanasti oli lihtsam. Jällegi mõnes mõttes oli lihtsam, sellepärast, et sul ei olnud nagu kogu maailmaga võimalik ennast võrrelda. Ja täna on see, et ikkagi see, mida me pakendi tasandil näeme, eeskätt sotsmeedias, ei ole ju tegelikkus. Teine asi on see, et me kipume täna võrdlema ennast ja ma tahan täiega, et see jääks sulle kõlama. Me kipume täna võrdlema ennast teekonna alguses kohe kellegiga, kes on juba selles teekonnas nagu meist, ma ei tea, 10 aastat ees. Ja mina tahan ka ikkagi 10 sammu korraga minna. Sa ju tahaks ka tegelikult sama taset nagu Erik Edmitsil. Ja. Ainult, et temal on kogemust kui palju? No ikkagi 10 rohkem. On ju? Ja nüüd järgmine asi, mida me kipume jälle tegema, on see, et me võtame neid nõuandeid nendelt inimestelt, kes on nagu 10 aastat ees, on ju. Ja kui need inimesed nüüd ütlevad, et mis aitas neil teha selle viimase sammu, aga me oleme nagu tegelikult, vaata, et kui ma olen mäe jalamil, on ju, ja sina jagad mulle nagu siit kohast neid õpetusi, mis aitasid sul nagu selle viimase jupi ronida,
siis mul nendega ei ole siin mitte midagi peale hakata. Sellepärast öeldaksegi, et sa saad tegelikult toetada kõige paremini neid inimesi, kes on samm või 2 sinust maas ja vastupidi, sina omakorda tegelikult saad inspireeruda või järgida ja jälgida seda, kes on nii-öelda samm 2 sinust ees, sellepärast, et neil on esiteks ka värskelt meeles see koht, kus olla ja sinu jaoks on need pingutused ka nagu kättesaadavamad versus see, et sa pead minema 10 sammu ja sa ei suudagi ette kujutada, et sa sinna jõuad. Ja see on ka muide miski, mida mis võib-olla natuke ajendas mind ka kõike nagu seda värki siin tegema, on ju, et ma tegelikult juba human designiga sain sellest aru, et ma olen väga palju jaganud, millest võiks olla väga paljudel täna ka kasu. Ennekõike minu teekonna algusajast, on ju, et mina täna human designiga 10 aastat hiljem, on ju, et ma saan aru, et mina 5 aastat tagasi, kui ma oleksin kõik need asjad juba siis kuidagi veel rohkem ära talletanud, siis need võiksid täna kõnetada väga paljusid inimesi, kes võib-olla esimest korda sellega kokku puutuvad. Et jällegi, et jäta jälg maha, on ju. Aga üks asi on see, et me mitte püüame nõuandeid võtta nendelt inimestelt siin, on ju. Aga teine asi on ka nagu see, et kui nüüd me ei roni samal mäel ja meie mäed ei asu samas keskkonnas, mis väga tihti mulle tundub, et on tegelikult teema, ehk siis, et kui mina täna näiteks läheksin, ma ei tea, oletame, võtan see sama eneseväljenduse teema, on ju. Oletame, et ma lähen nüüd täna eneseväljendust õppima kelleltki, kes ongi nagu siuke suurtel lavadel, ma ei tea, toon mingi jabura näite, oletame, et ma läksin Kim Kardashianilt eneseväljendust õppima. Lihtsalt ma toon nagu hästi äärmusliku radikaalse näite, on ju. Ja tema toimetab hoopis teises keskkonnas, ta on hoopis teises kohas, on ju, tal on nagu kogu tema taustastoori, tema inimesena, tema olemuslikult on hoopis teine. Nüüd, kui ma üritaksin selle, mis tema puhul täna seal toimib, tuua Eestisse omaenda ellu, kas see toimiks? Ilmselt mitte. Just. Nüüd hästi lihtne on nagu vaadata, et tundub, et teda viib edule see või too, on ju, või siis nagu väga paljud jagavad ka just nimelt seda viimase selle jupi, on ju, mis aitas mul nüüd, ma ei tea, 250 meetri pealt jõuda sinna 300 meetri kõrgusesse tippu. Aga kas minu mägi üldse asub samas keskkonnas? Kas ma üldse tahan sama mäe otsa ronida? Või kas see on üldse mägi? Kas see on üldse mägi? Võib-olla on jõgi. Ja kuristik. Ei, ma mõtlen parvetamine ja mingi selline. No, on ju. Jätame jääme mägede juurde, muidu läheb liiga värviliseks, siis meil on pärast raske silmas pidada sokid, mäed, värgid, särgid, vaata. Et aga et see on ka nagu hästi-hästi oluline on see, et üks ühele me tegelikult ei saa neid. Me saame õppida oskuseid. Inspireeruda. Midagi korraks näha, kuhu võiks tegelikult, mis võiks eespool oodata, aga ei pruugi, on ju. Sest ka enda soovid võivad muutuda selle aja jooksul, kus sa sinna... Kui sa hakkad mäkke ronima, siis see võib olla tõesti, muudad mäge, muudad suunda, võimalik, et sa leiad üldse küla, mis sulle meeldib ja jätki sinna elama, on ju. Aga jällegi, kõik algab esimesest sammust. Aga mis on minu meelest nagu ikkagi hästi-hästi oluline on see, et meid on õpetatud väikesest peale võrdlema. Ja see on nagu üks kõige... Ma ütleksin, et nagu inimkonna üks suurimaid haiguseid. Et väikesest peale juba imikust saati, vaata ka, et ka millal sinu laps kõndima hakkas. Kui vanalt sina hakkasid kõndima, kui vanalt tema, miks ta veel ei loe. Miks tema 5 sai ja sina ei saanud. Et see individuaalsus, see on ka see, miks mind on võib-olla HD nii pikalt ja nii süvitsi kõnetanud ja miks ka tegelikult just nimelt ka human design enne kõike läbi klientide ja Zoomide on toonud praegusesse hetke, miks ma tegelikult tunnengi, et ma tahan selle teema rohkem rääkida, sest mul on endal seal lihtsalt nii palju igasuguseid kogemusi ja valuseid läbikukkumisi ja muuhulgas ka mitte ainult, et tee nii nagu mina või ära tee nii nagu mina, vaid et nagu tööriistu, mis aitavad leida viisi, kuidas teha omamoodi. Et on hea saada inspiratsiooni, sellepärast, et meil on vaja teerajajaid ja inimesi, kes avardavad meie võimalikkust. Me ei oskakski täna kõik see, mida me tahame, muide, kõik see, mida sina ka täna tahad või arvad ennast tahtvat, sa oled seda kusagilt näinud või vähemalt sellest kusagil kuuldud. Me ei oskaks ju tegelikult tahta midagi. No mõtle nüüd korra, on ju. Ja muidugi, et mingid asjad tulevad ikka eks enda seest ka suuremas osas, ma olen nõus, et suuremas osas kindlasti on see, mis on ümbermõju ja mida sa oled näinud, kogenud, kuulnud ja ma ei oskaks ka ette kujutada, et keegi, kui ma ei vaataks filme ja nii edasi, kui ma ei oleks näinud mingid siukseid ka selliseid õudseid olukordi sealt, sellepärast, et see ei oleks mu pähe tulnudki, et keegi kuskil kangi all tuleb mind mingisuguse asjaga ründama, sest ma filmist nägin seda. Ehk siis me tegelikult võtame hästi palju. Suur osa meie hirmusid ja ihasid tulevad keskkonnast. No hirmude puhul päriselt ka. Minu meelest paljud helid ja kõrgus on ainult 2 hirmu, mis on meil nii-öelda bioloogiliselt kaasas.
ja kõik muu on siis, eks ju. Et ja sama puudutab igasuguseid unistusi, visioone, ihasid ja on nagu kollektiivsed unistused, noh, mis on siis nagu paljud unistavad sellest. Noh, praegu on hästi palju sihuke rahaline, ajaline vabadus. Mina ütleksin, et nagu loominguline vabadus ja tegelikult, kui sa lased ennast vabaks ja annad oma loomingule vormi, siis tegelikult sealt on võimalik tuletada see tee, mis tegelikult viib ka rahalise vabaduseni. Et ma ei ole, ma tean vähe inimesi, kes on päriselt sundsusega kõigepealt ennast rahaliselt vabaks ostnud, just sundsusega, noh, läbi kogumise on ju. Jah, ja siis veel tunnevad ennast ja tervena hästi. Ma tahtsin öelda, see juures on tervise juures. Ja pered on koos ja kõik on hästi. Et tihtipeale see käib kõrge hinnaga. Absoluutselt. Ma tegelikult selle mäkkaronimise juurde tahtsin ühe näite veel tuua ka enda ikkagi värskest kogemusest või taipamisest ja selle kõrvalt nägemisest, mida ma siis teen. Et kuna mina muutun selle nii-öelda ronimise käigus, no mitte, et me kõik peaksime kuhugi tippu ronima, aga lihtsalt see on hästi hea näide tõesti, see mingi, et areng. See areng, eks. Ikkagi jah. Mingi tõus spiraalselt, aga ikkagi jah. Et me ei jää nagu siia platoo peale, mina küll ei jää, on ju. Et minu jaoks on see areng või liikumine oluline, sest see nagu seisev supp või tiik ei ole minu teema. Aga tegelikult selle võiks siin kõlama jätta, sellepärast, et kõik elu eesmärk on, elu läheb ainult edasi ja tegelikult kõik, mis looduses, meie ümber ja loodus on nii hea õpetaja. Tegelikult ka aiandus on mulle nii palju õpetanud ettevõtluse kohta. Aga et looduses ju kõik, mis ei arene, hakkab taandarenema. Noh, nii kui see tipp on käes, vaata, aga see ongi, nii kui on saak on käes, siis algab see taandareng, on ju. Ja siis tuleb uus hooaeg. Ja väga paljude meie puhul peab see paika minu meelest ka ennekõike just loovettevõtluses. Ja meil on räägitud lugu, et see peab olema nagu ühtlane mäkketõus, on ju. Ja sa oled edukas ainult siis, kui nagu kogu aeg on see diagrammis, kogu aeg ainult ühes suunas. Aga tegelikult need ongi need samad tsüklid, midagi saab läbi ja sa võtad siit selle tarkuse ja siis sa nagu, on ju. Pluss veel see, et kui sina liigud, mis ma tahtsin siia juurde veel öelda, kui sina liigud, siis sina muutud ja ma räägin iseendast. Mina liigun, mina muutun ja tegelikult muutub ka minu klient. Sellepärast, et see, keda siis, nii nagu me enne ütlesime, see samm 2, see, kes tegelikult see klient liigub minuga kaasa. Et see ei ole enam see klient, keda ma kõnetasin 2 aastat tagasi. See ei ole minu klient enam. Sellepärast, et mina ise olen edasi liikunud ja mina tegelikult ka inspireerun ikkagi sellest, et ma saan ju, seal enda ligi lähedases keskkonnas inspiratsiooni jagada ja toetada inimesi. Siin on kusjuures mitu hästi olulist aspekti. Ilmselt kogu seda teemat nagu lõpuni ei saagi nagu kohe ära lahata, on ju. Aga et üks tegelikult hästi-hästi oluline aspekt selle juures on ka see, et selles keskkonnas, kus hakkasid kasvama, see ei pruugi olla see keskkond, kuhu sa ei pruugi seal kusagilt maalt enam suuta üle kasvada, et vaata nagu potilillega, on ju, et mingi hetk tuleb ümber istutada. Suuremasse. Just, või siis vabasse loodusesse. Tomatitega on ka niimoodi, et sa nagu toas potis kasvatad, aga siis sa tõstad ta välja, sest muidu seal potis ta toas suvel ei funka hästi, on ju. Ja sama lugu, et loovettevõtluses, eriti kui sa oled väga emotsionaalselt seotud oma klientidega, kui nad on sulle enamad kui lihtsalt kliendid, on ju, siis see võib olla nagu korralik takistus selleks, et liikuda edasi. Sellepärast, et väga võimalik, et osa kliente, nii-öelda oleneb jällegi sinu valdkonnast, on ju, mida sa teed, võivad sinuga koos kasvada. Kui nad on kasvanud, siis nad kasvavad ka edasi. Jah, aga ei pruugi ja mingi hetk võivadki nad nagu, nendel on näiteks mõõt täis, see on nende lagi, või siis nemad lähevad teist teed või kasvavad kusagil üle ja lähevad, hakkavad ise midagi looma. Selle perioodil seda sellisel kujul vaja. Just, võib-olla neil oli ühte sutsakat vaja, võib-olla neil oli vaja ka sotsmeedias sind jälgida ainult see nädal aega. Et minu meelest on nagu väga eluterve, et me vahepeal unfollow imegi inimesi ja võib-olla me võime vabalt ka ringiga tagasi tulla. Et come on, kogu aeg meid ei peagi kõnetama. Kedagi ei pea kogu aeg kõnetama see, mida mina ka jagan. Ja ma olen väga hästi, kusjuures väga selgelt näinud seda, et nüüd, kus ma olen hakanud võib-olla ka nagu natuke teistmoodi asju jagama ja kuidagi nagu, et minus on midagi muutunud, siis tavaliselt, kui ma nagu postitan midagi, siis nagu paar inimest kukub kohe ära. Ja see on siuke hästi põnev on jälgida. Et see huvitav mäng, et vanasti nagu, nii kui Instasse midagi postitasid, siis tuli nagu jälgeid juurde. Tänapäeval niimoodi, et nagu postitab midagi, siis nagu osad lähevad ära. Siis ma mõtlen, et okei, et aga see on ka tegelikult hea. Vahetuvad. Just, aga see on ka tegelikult hea. Ja see tähendab seda, et nagu mingid inimesi, nad kas nagu ekslikult sattusid sinna või nad ongi sellest välja kasvanud.
või nad ei ole valmis selle muutusega kaasa liikuma, no, teine variant. Mis iganes, see ei ole minu asi. Vaata, see ei olegi, minu asi ei ole otsustada kliendi ega ka inimese eest, et kas see kõnetab teda või mitte. Ja see follower ei ole ka su klient lõpuni välja. Täpselt. Ja like ei maksa mitte midagi. Mitte midagi, leiva peale ei saa panna. Täpselt. Aga ma tahaks tegelikult, kuna me saame siin igale poole minna ja siin on lihtsalt nii palju olulisi teemasid, ma tahaks võib-olla veel, enne kui me läheme nagu sinu teemasse, mis on täna sinu teema ja mis on tegelikult hästi oluline teema iga loovettevõtja jaoks. Ma tegelikult julgen väita, et see on päriselt iga loovettevõtja ja tegelikult ma arvan, meie kõigi jaoks, sest et me ikkagi üha rohkem läheme seda teed, et me tegelikult tahame näha seda inimest sokkide taga. Et me ei taha enam seda hingetud masstoodangut, sellepärast, et seda on meie ümber nii palju. Ja ma lihtsalt täna arvan, et see hingetu masstoodang hakkab AI näol valdkonda lihtsalt vahetuma. Et kui meil vanasti oli nii-öelda palju neid hingetuid sokke, aga samas me sokkidelt ei ootagi seda hinge. No tegelikult ei oota. Et mul on nagu erilisi sokke ja siis mul on väga palju selliseid sokke, millega mul nagu ei ole mitte mingit emotsionaalset seotust. Need on totaalne tarbeese. Ja neid kaob kogu aeg. Ma tegelikult ei tea kuhu, aga neid nagu kogu aeg kaob, on ju. Ja mingite sokkide puhul, näiteks oma lapse puhul, ma vahepeal ei ole väga valiv selle osas, et kui ma saan talle osta mingisuguse 10 paari paki mingi mõistliku hinnaga, on ju, siis nii on ju. Aga ma tahaks korra ära käia selles võrdlemise värgis, et meie teekonnad on erinevad, meie stardipositsioonid on erinevad. Isegi siis, kui me ronime sama mäe otsa, siis me teeme seda hästi erinevalt. Ka varustus on erinev. Just. Ja vaata nüüd ongi, et meil on vaja teada mingid põhimõtteid, aga veelgi olulisem on leida oma viis. Et okei, ma ei lähe mäkke ronima või ma võib-olla lähen naiivselt esimest korda mäkke ronima, siis ma väga kiiresti aru, et ma ei tea, mingite lükste pükste ja ketsidega nagu ei ole tehtav. Ja siis ma lähen, ma õpin teoorias. Võib-olla on, aga väga raske vaevaga ikkagi jõuad sinna, eks, et see on sinu kogemus jälle. No ütleme, et ilmselt küll, on ju, aga kas peab ka nüüd nii raske olema? Jällegi, raskus kasvatab, raskus ei ole alati halb. Et me tegelikult õpime ennast rohkem endasse uskuma, ennast usaldama läbi takistuste ületamise, aga et jah, sul on vaja teada, kuidas asi käib, on hea nõu saada kelleltki, kes on seda teinud. Ja jällegi vähemalt nagu sellesse kõrgusesse roninud, kuhu sina tahad jõuda. Ja veelgi olulisem on võtta nüüd need mingid teadmised, ja ka varustuse võtmes, et okei, ma teen selgeks, mis varustus on olemas, ma proovin ka seda enne, kui ma nüüd lihtsalt ostan ja lähen, on ju. Ja siis hakata mängima ja katsetama ja mulle tundub, et see on miski, millele ma tahaks kuidagi nagu täiega rõhku panna, sellepärast, et meil on täna väga palju erinevaid õpetusi, kuidas sa saad koduka teha, kuidas ennast sotsmeedias presenteerida, on ju, kuidas sa nagu koolituses kokku panna, mis iganes. Aga kuidas sa saaksid seda nagu oma moodi teha? Et kuidas sa nagu ka kogu selles protsessis ei kaota seda enda unikaalsust ära. Et hea lihtne on võrrelda ennast, või see teistega võrdlemine, meil ei ole vaja kuhugi minna, meil piisab lihtsalt võtta telefon kätte ja sul on nagu kohe kõik olemas. Ja me näeme jällegi mingisuguseid highlight'e. Me näeme seda ju tegelikult ainult mingit killukest ja me jällegi näeme seda ka mitte tegelikkusena, vaid läbi oma mingite filtrite ja prismade. Et ma olen ise ennast väga palju aastaid lähtuvalt oma enda isiklikust kogemusest ja mineviku valusatest läbikukkumistest, ebaõnnestumistest, mis tänases perspektiivis on parim asi, mis juhtuda võis, väga palju õppinud distsiplineerima selles võtmes, et hoia nina enda lillepeenras. Et mina olen püüdnud üldse mitte hakata jälgima, mida teised samas valdkonnas teevad. Jah, ma selles mõttes, kui me räägime nüüd human designist, siis ma elan küll kaasa mingitele inimestele, kes on minu juures õppinud hästi pikalt ja kes nüüd nagu täiega sükest tähelendu teevad, aga ma teen seda nagu kuidagi distantsilt. Sellepärast, et paratamatult, kuna meid on väikesest peale treenitud nii palju võrdlema ja ma tean, et minul on sellega täiega teema, siis parem on see, et ma ei lähe isegi mitte uudishimust seda vaatama, sellepärast, et siis ma saan seda puhtast kohast teha. Et hoia nina enda lillepeenras. See on nagu midagi, mida ma olen vist treeninud mingisuguse vaatleva osa endast, mis kogu aeg ütleb mulle, et Elena, kas su nina on sinu lillepeenras? Et selles mõttes
konkurentsivaba keskkond on mind täiega kõnetanud, on ju. Noh, just nimelt need nagu aednikud, vaata, et kõigil on oma peener ja kõik annavad võimalikult hästi hoolt. Et kui see latt on nagu hästi madal, siis mis sind nagu survestab arenema? Et noh, endast lähtuvalt on kuidagi nagu, no kamo, me kõik muutume laisaks vahepeal ja mugavustsoon on ju see, kus nagu kogu areng sureb ära. Ja selles mõttes on nagu hea, et on teisi inimesi ka samas valdkonnas, kes nagu teatud mõttes nagu otsitavad, noh, tõstavad seda latti, vaata. Et kuule, et see, mida sa 2 aastat tagasi tegid ja mis oli siis nagu good enough, noh, nüüd on aeg kasvada, vaata. Et, aga jällegi, et kui ma olen ümbritsetud nagu naabritest, kellel on kõigil väga ilusad aiad, siis ma naljalt ei taha, et mul seal kõige kehvem aed oleks. Aga ma ei hakka ju seda aeda nii-öelda korrastama või harima ainult selleks, et neile ära teha. Ja kui hakkan, siis see on nagu väga libe rada, noh, me ei jõua sellega kuhugi, ma ei pane sinna ka õiget energiat sisse. Aga samas jällegi, kui ma näen, et minu naaber kogu aeg iga päev kastab oma lilli ja ma näen, et noh, ma hoolin oma lilledest, ma lähen ja kallan neile vett peale ka siis, kui ma ei viitsi ja mul ei ole tuju. Et see keskkond on selles mõttes oluline, aga see hoia nina enda lillepeenras on nagu veelgi olulisem. Ja vaata, väga palju räägitakse täna vähemalt nendes mingites ringkondades, muide, veel üks asi, mis võiks sulle kõlama jääda, millest me kindlasti räägime veel lähemalt, aga väljaspool sinu tutvusringkonda ja sinu praeguseid kliente on veel väga palju muid inimesi, kellel võib olla sinu tegemistest, sinu oskustest, teadmistest või tootest kasu, aga kes lihtsalt ei tea täna sinust veel mitte midagi. Et see võiks ka kõlama jääda, me kipume selle osas ka tihti pimedaks muutuma. Aga mis on täiega see, kuhu ma tahan seda paati tüürida, on see, et ehedus ja autentsus. Et see on miski, mida väga paljud toovad välja, et noh, mis su edupant on ju. Ehedus, autentsus. Väga tihti nagu, noh, kui sa vaatad ka igasugused mingid küsitlusi, värke, noh, see on nagu kõrgel kohal, on ju. Nüüd, mulle endale meeldib synonüümina loomulikkus. Mulle ka järjest rohkem. Jah, sellepärast, et ehedus ja autentsus. Jah. Et sõnadel on tähendus, sõnadel on energia ja mulle täna tundub, et ehedus ja autentsus on, et neid kasutatakse juba sellises kontekstis, mis ei resoneeru minuga. Just, mul on sama tunne. Et loomulikkus. Nüüd väikesest peale on meid välja, meie loomulikkust on meist nagu välja juuritud ja meid on surutud ebaloomulikesse raamidesse. Ja nüüd on nagu hea öelda, et mine ole sina ise. Just nägin ühte reklaamplakatit tänava ääres mingi spordifirma vist või keski ole sina ise. Issand, nagu nii oksa juba sellest. Mis see siis tähendab? See ongi, kusjuures ongi. Ja see on nii hea nagu klišee lööklause. Ja ma arvan, et taaskord 10 aastat human designiga valdavalt sellepärast, et sõltumata kõigest, mida ma olin enne õppinud, siis tänu sellele ma sain nagu hakata looma just nimelt seda mulle sobivat viisi ja kõigepealt just sellel tasandil, sellepärast, et täna me oleme kõige rohkem eraldatud just mõistuse ja mõttemustrite tasandil, noh, see minu pilt ja mida mulle minu kohta on räägitud versus see, kes ma siis tegelikult olen ja kõik need sisemised konfliktid on ju, aga aga kuidas see loomulikult asjade tegemine siis ikkagi minu jaoks käib ja kuidas ma saan üldse lubada või jõuda sellesse kohta, et ma hakkangi seda tegema. Et kas see on mina või ma olen mõjutatud millestki, on ju? Tohutu analüüs kogu aeg minu peas samamoodi, et see läheb järjest paremaks ja mida ütlevad tegelikult ju eksperdid, et enamus inimesi ei oskagi olla ehedad, sest nad ei ole seda kuskil õppinud, nad ei ole seda kogenud, neil puudub see võimalus, sellepärast et nende keskkond, kus nad on kasvanud, see ühiskond ja need siis ei ole seda soosinud. Ja sa oled teatud reeglid, noh ilmselgelt see ühiskonnas on mingid reeglid, sa pead sinna sobituma kuidagi, mitte siis selles mõttes ikkagi ma ei tahaks öelda, et liigselt välja paistma, vaid lihtsalt iseendale mitte kuidagi liiga tegema sellega, et sa siis üldse ei saa mitte mingitest süsteemidest või asjast aru, kus sa oled praegu sattunud. Näiteks kui siia stuudiosse tuled, sa nagu enam-vähem ikkagi pead arvestama, kuidas siin asjad käivad, mis tööd teeb ja nii edasi. Aga võid siin teha mida iganes. Aga samas hüpata karata, kui keegi teine seda ei tee. Ma tegelikult ka siia stuudiosse tulin 5 kuud tagasi esimest korda niimoodi, et ma olin siuke, et täitsa pekkisega, nüüd ma olengi siin selle kaameraga üksi. Jah, okei, mul näidati ära, aga siin on nagu nii palju asju tuksi läinud.
siin on nii palju asju tuksi läinud, ma olen nii palju salvestanud, pilt ilma helita, jumala head salvestused muide, heli ilma pildita, pilti kaadrist väljas liiga pimedana, selles mõttes, et nii palju asju on tuksi läinud. Ja siis sa nagu mõtled, et sul nagu siin on juba kõik paigas, aga ei ole, on ju. Aga kusjuures see on nagu naljakas lugu, see sama stuudiovärk, on ju. Et ma tulin siia ja siuke suur prožektor paistab sul näkku ja sa pead rääkima nagu lihtsalt nagu mingisuguse nagu kaameraga, sa ei näe ennast ka, on ju. Ja mulle ei sobi üldse need ette kirjutatud mingisugused, on ju. Ja siis ma sain aru, et oota, aga nagu 5 aastat Zoomis valmistas mind selleks ette. Ja esimesed Zoomid olid ka nagu erakordselt ebamugavad, mul ei ole võimalik sõnadessegi panna, kui ebaloomulik see minu jaoks oli. Ja siis ma tegin neid Zoome, ma tänaseks, ma isegi ei tea, palju mul Zoomi tunde on, tuhandeid. Ja ma ei oska isegi öelda, aga ma arvan, et koos pikkade teekondadega, ma olen ikkagi tuhandeid korda mingid Zoome teinud. Ja see on minu jaoks mugavustsoon. Lihtsalt nagu tõmbame läpaka suveles kohas lahti ja let's go. Aga jällegi, kui ma poleks enne Zoome teinud mingid päris elu töötubasid ja koolitusi, ma poleks Zoomi niimoodi läinud. Vaata jälle, see step by step on ju. Ja ega siin stuudios ka, kui kõike seda nässu läinud värki poleks. Esimest korrad olid retsilt ebamugavad ja ma olin nagu ikkagi sükke nagu mingi 3 tundi, mul oleks pooletunnine jupp ära salvestada, et nagu okei, proovime uuesti, on ju. Aga see loomulikkus ja ehedus, et meid on väikesed, täpselt nagu sa ütlesidki, me oleme väikesest peale aru saanud, mida meilt oodatakse. Me oleme ikkagi väga palju tundlikumad ja avatumad olnud, kui me mäletame. Ja me oleme aru saanud, mille saab karistada, mille saab kiita. Ja millised, kuidas siis ma saan oma vanemate tähelepanu, mida ma ei ütle. Täpselt. Kuidas koolis vastata õigesti, vältida karistust, saada kiitust, olla märkamatu, on ju, või siis paista jälle silma. Ja samamoodi mulle tundub, et täna ka kogu see mäng, et on olemas nagu loomulik olek ja see on see siuke eheduse mäng, on ju, mis nagu tegelikult baseerub ikkagi sellele, et me nüüd ütleme sulle, mis täna inimestele meeldib, milline on trend ja siis püüa nüüd kuidagi nagu ikkagi ole sina ise. Pane see kostüüm selga. Et täna inimestele meeldib, et me kanname valget. Pane kostüüm selga, aga ole sina ise. Et täna meeldib inimestele, kui inimesed kannavad valget. Eks? Täiega. Aga ole siis valmis selleks, et tõenäoliselt nad järgmine kuu neil hakkab punane meeldima. Et siis ole arvest sellega, on ju, mis siis äkki punane ei ole üldse sinu värv. Et miks on nii oluline, et me eriti loovettevõtjatena edastaksime oma sõnumit võimalikult ehedalt ja vahetult iseendana. Ma arvan, et see on see küsimus, mille küsimiseni ma olen nii pikalt kuidagi eelmängu teinud. Eks ta nii käibki, et see eelmäng on suurem osa sellest. Eks, et eeltöö ja kõik asjad, et tuled launchid välja oma asja, tundub, et oi, mis tegid eile valmis, aga tegelikult oled võib-olla 3 aastat selleks valmistanud, on ju. Ja siis enne seda veel mingi 10. Ja failinud kõvasti, aga tegelikult ju mulle meenub hästi hea näide, kasutatakse tihtipeale seda raadiosageduse teemat, et kui sa ikkagi krutid oma raadio, siis ma ühtegi raadioreklaami siin ei tee, aga mingile raadiosagedusele, kus tuleb, ma ei tea, näiteks rockmuusikat ja sa oled ise seal sagedusel oma olekuga, siis sa tõmbadki ligi, eks neid inimesi, kes siis seal on. Kuigi võib-olla sa ise ei ole seal tegelikult, on ju. Et kus sa siis ennast krutid, et kui sa tahad ikkagi nagu, ma ei tea, klassikaraadio rahvast, siis sa kuidagi nagu, või et kui sa ise oled seal klassikaraadio sagedusel, siis sa tõmbad ka seda klassikaraadio rahvast. Ja küsimus ongi see, et mida sa tahad, on ju, eks, ja kas see on see, mida sa tegelikult tahad. Või see on see, mis tundub, et väljastpoolt on öeldud. Et selline enda, mida rohkem kliendid on nagu sinu kliendid, seda nagu nauditavam on seda tööd teha, nagu sa ütlesid, me tahame seda šokki müüjat näha, on, et me tahamegi näha, mis näoga ta on, miks ta seda teinud on, kuidas selle ideeni jõudnud on, mis seal taga on, seesama, et inimesed tohutult ju puudutavad need isiklikud lood, kogemused, läbielamused, et siis ma suudan sellega ka suhestuda. Kui ma räägin siin, kuidas mingid asjad on muutunud, pekki läinud, väga palju frustratsiooni tekitanud, siis võib-olla tekib see samastumis
moment, eks, et selles ettevõtlusteekonnas ongi selliseid kohti, ma olen ka kogenud, ma mõtlesin, ma olen üksi ainult selles, on ju. Või et teine ettevõtja kõrvalda võib-olla küll konkurent, aga jällegi võib-olla tekib mingisugune koht, kus teha koostööd, et sellist enda näo näitamist, noh, kui see on minu toode, siis see on minu näoga, on ju, ja ma ei oska teha teiste järgi ja mind on hästi alati häirinud see, nii nagu sa ütlesid, kui kõik hakkavad tegema, on ju, või kõik ostavad midagi sellist, siis noh, mina ei osta. See ei ole mingi protest, et noh, ma nüüd seda nagu niimoodi surun, et ei, mina kindlasti ei taha, kuigi noh, tegelikult tahan, on ju. Tegelikult ei ole nii, et noh, minus on see tunne, et noh, et ma ei taha joosta nagu mingi massi järgi või järelikult see ei ole enam sellist mingit eripära või sära või mingit unikaalsust, mis mind enne nagu kõnetas. Või see hakkab mind kõnetama mingil teisel hetkel, on ju. Et sellist sära, loomulikust, unikaalsust, see on see, mis meid tõmbab ja sellepärast on oluline võimalikult ja loomulikult jagada ja ausalt jagada tegelikult. Ma olen hästi seda usku, et tasub neid kogemusi ka jagada ausalt. Kui mõni ütleb, et noh, ma ei tea, noh, sa peaks ikkagi musternäidis olema, kui sa sellist asja teed ja sellest asjast räägid näiteks. Ja vaata jälle. See väljendus on ja siis noh, sorry, aga ei ole, sest see ei ole inimlik. Ja, aga vaata, see ongi jälle see süke kuidagi loodud kuvand, on ju, et me peame olema täiuslikud. Meie teekond peab olema nagu täiesti flawless, noh, nagu see lihtsalt see süke. Ja alles siis, et noh, näita nüüd, mida sa oled ära teinud ja et ole kõik maailma tipud ära vallutanud enne, kui sa üldse tuled tippudest rääkima. Ja see on nii hea näide. Mul oli üks klient, kes tuli tegelikult õppima siis julgemalt sellist eneseväljendust, ta töötas meeste kollektiivis, tahtis koosolekul kuidagi julgemalt sõna võtta, ennast kehtestada. See oli tema nagu tema teema, mis ta siis, kuidas ta siis väljendab ennast paremini, ta mõtteid selgemalt ühesõnaga, et noh, et kuidagi ei tule välja ja julge ja nii. Ja ta läks ära sellest mentorlusest pärast 4. korda sellega, et ta teeb oma Mali näituse nagu, ehk siis tal oli enne kogu aeg selline tunne, et noh, et ainult Picasso võib teha või keegi teine võib teha, eks, et aga nagu mina mitte. Ja siis mul tekkis see tunne, et vau, et see on ju tema eneseväljendus. Ja kui ta jõuab, mõtlesin ka, et huvitav, kas ta nüüd väljendab ennast ka koosolekul selgemalt või mitte, ma ei tea seda, noh, tõenäoliselt, sellepärast, et ta ikkagi lubab endale välja paista läbi siis selle oma kunsti, mida ta loob, et hästi ilus näide ja ma võingi jagada ja see ongi äge, kui sa jagad, sellepärast, et siis saavad need, kes samm või 2, eks veel nagu maas on, näiteks nemad ei ole veel alustanud, ka järgi tulla, eks, et sa ei ole kuskil seal ära läinud. Vaata, kui palju me jälle mõtleme teiste peale. Ja. Et nagu, mida teised jälle arvavad või kas neil on kasu sellest. Aga kui ma tunnen, et nagu see on miski, millest ma tahan rääkida ja mis nagu sütitab mind ja ma tegelikult olen juba näinud, et nagu mingite noh, ma räägin endast praegu, on ju, et ma tegelikult ju näen juba probleemi ja ma olen nagu, noh, ma olen ise ka seda kogenud ja nüüd ei ole minu asi ju otsustada, kas ja keda see kõnetab või mitte. Ja ma tegelikult juba tean nagu nii, et kõik asjad, mida ma nagu nii-öelda uuesti alustan või noh, nii kui nagu see nii-öelda korruse vahetus on ju, siis see seeme hakkab nagu kasvama jälle nullist. Ja mul ei ole mitte mingisugust ootust ega lootustki, et noh, nüüd nagu kiiresti kuidagi. Ja see on miski, mis mind on väga palju aidanud, et nagu tee ja tee paljusid asju sellepärast, et see teekond kasvatab sind. Mitte sellepärast, et sa ootad, et see kuhugi sind välja viiks. Sellepärast, et väga tihti see teekond minu puhul nagu täiesti muutub, nii kui ma sellele pühendun ja selle valiku teen. Aga ma tahaks korra tagasi tulla veel selle eheduse olulisuse juurde või noh, see loomulik eneseväljendus, et tegelikult see, mida sa teed, on erakordselt oluline ja just mitte niivõrd nagu tehnikate, vaid just selle, et julge. Ja julge teha seda korra ja 2 ja vaata, mis siis muutub. Sellepärast, et tegelikult siin võib muutuda väga palju. Ja see raadionäide oli nagu nii hea näide, et tegelikult kui sa ise ei laula klassikaraadio laule, aga siis sa nagu jälle arvad või sa nagu pead just, kui keegi on öelnud sulle, et vali oma klient on ju ja hakka talle laulma, aga tegelikult nagu sa ei vaibi üldse klassikaraadio, siis see nõuab retsi pingutust ja see on kunstlik. Ja see ei tõmba ikkagi ligi seda. Just. Ja seal ei ole seda energiat sees. Ja veel üks selline oluline asi on see, et kui see miski, mida sa teed, nõuab veel väga palju pingutust, lisaks enese arengule, mis on sinna sisse kirjutatud, ehk siis enese ületusele ja asjade kunstlikult tegemine nõuab väga palju pingutust.
ma rõhutan just nagu punnitatult tead, et ei ole mulle omane, aga ma pean tegema. Ja ma olen seda proovinud, ma olen päriselt seda sotsiaalmeedia võtmes proovinud. Noh, et mul on ka nagu targad head tuttavad, kes on valdkonna spetsialistid, andnud väga häid soovitusi. Ja siis ma olen proovinud ja mul on nagu siuke tunne olnud, et ma tahaks lihtsalt ära delete'ida selle Insta selle peale. Sest nagu ma ei saa. No, ma nagu ei taha üldse, ma siis ei postita üldse mitte midagi, on ju. Et see tundub minu jaoks nii vale, nii ebaehe. Ja no minu puhul toimib hästi see, et astu tagasi, tee paus, on ju, mida ma siis vahepeal ka tegin. Ja siis vaata, mis nagu hakkab jälle looma. Aga et just nimelt, et üks asi on see, et lase sina klientidel leida ennast. Et ära otsusta ära, kes on sinu klient. Sest et väga võimalik, et sul võib olla väga palju rohkem kliente või hoopis teistsuguseid kliente. Ja sa võib-olla võtad nendelt üldse ära selle võimaluse, et nad üldse sinuni saaksid jõuda, sest sa pöörad neile selja. Ja seda enam, kui su klient ka muutub sinu enda jaoks, sest sina ise muutud, on ju, siis see ei saagi olla lõpuni paigas. See peakski kogu aeg tegelikult sinuga koos orgaaniliselt nagu liikuma ja Täpselt. Ja siis on ka see, et kui sa oled nagu klassikaraadio tüüp, on ju, siis ei ole mõtet kogu aeg püüda kandideerida Rock FM-i. No jällegi ei taha kellelegi reklaami teha, on ju, aga selles mõttes, et jällegi, noh, et tunne ära ka see oma loomulik keskkond ja julge proovida. Nüüd, noh, õpi tundma ennast jällegi kõlav klišee, on ju, selleks on õnneks nii palju tehnikaid ja viise ja kõige paremini ikkagi õpetab meid iseennast tundma teekond. Ja see, kui sa teed suu lahti, sest muidu sa ei kuulegi ei enda mõtteid, ei iseennast, ehk siis see sama eneseväljenduse teekond lavani välja, eks, mis tegelikult on üks minu selline, ma arvan, et uus ka teenus või toode, et mis liigub siis samm-sammu haaval sinna ja sisaldab igal juhul seda, et sa kõigepealt nagu võtad selle peegli ja saad endaga tuttavaks ja saad enda häälega tuttavaks, enda mõtetega ja see tuttavaks. Keha pool, see on kusjuures hästi oluline. See on nii hea, et sa selle juba alguses sisse tõid, aga ma olen ise ka teiega tundnud ja ka meil kõigil on päevi, kus ei tunne ennast hästi. Ja vaata, see on ka veel üks selline teema, millest räägitakse hästi erinevate tahkude alt, et noh, ühest küljest, et välimus ei oluline, aga no come on. Minu jaoks on väga oluline. Ja ka see, mis on seljas on väga oluline. Sellepärast, et kui ma ei tunne ennast hästi, ma ei tunne ennast enesekindlalt, siis ma nagu never ever ei too ennast ka kohale. See energia on hoopis teine. Küsimus ei ole jälle see välimus, noh, et kas ma just, aga enesekindluse pärast. Nii kui sa ei tunne ennast mugavalt. Ja päevad ei ole vennad, mis tähendab seda, et on hea, kui seal taustal on see, noh, mingi foon, enesekindlus on ju, mis jällegi tuleb ikkagi läbi tegemise. Ja katsetamise, ka riietuse puhul hästi hea näide, hästi lihtne igapäevane. Mul on perioode, kus ma nagu praegu on see riietus, mis mind nagu tohutult paelub. Järgmisel hetkel ma ei taha enam selliselt riides käia. Ehk siis nagu see nii muutub. Mina inimesena nii muutun kogu aeg ja muutungi ja katsetangi ja see on okei. Ma pean olema nagu okei sellega. Ja sina ei pea olema ka esinemiskoolitajana pintsakus ja selline nagu teised, sa võid olla omamoodi. Ja see on ka muide miski, mida täiega tasuks nagu loksutada, et meil on jälle mingid ka, noh, need rolliootused on ju, täna muidugi ei jõua sinna pikalt enam minna, aga et on nagu mingi roll ja siis on näiteks spetsialist, noh, väga paljud inimesed näevad spetsialistina kohe mingite 50+ prillidega naisterahvast, kes on siuke pintsaks seljas ja siuke nagu tead, noh, siuke hästi puine, hästi nagu spetsialist, tal on nagu doktorikraad ja ta teab täpselt, kuidas asjad käivad, natuke kriitiline ka. Mul on väga kolleeg, kes on kõva müügikuru ja ekspert ja koolitab ja juhendab ja mentordab ja on hästi kenasti selle välja mänginud, et ei mingid lipse, pintsakuid, mitte midagi, pusa kapuuts, olengi see suvaline kapuutsiga vend, aga nagu täiega oma valdkonna ekspert ja ta puudutab ja kõnetab läbi selle loomulikkuse. Ja mulle kusjuures endale tundub ka, et tegelikult kui sa mingist hetkest oled omandanud selle vilumuse juba, sa võid hakata mängima ja see energia nagu täiesti muutub, on ju. Et ma olen ise mingites enda tegemistes ka, eriti nagu human designi võtmes, ma mäletan, et ma tahtsin nii kangesti õigesti teha, ma nii kartsin, et ma teen valesti ja siis ma ei osanud õigesti teha, sest et ma panen kogu aeg oma kogemust, tarkust sisse ja siis mul on minu näited on ja ma ei saa nagu asju teha, noh, nii nagu ma neid kunagi õppisin, on ju pealegi enamus nagu elust õpitud. Ja siis mingi hetk oli siuke, et aga teate mis? Teil on nagu õnneks nii palju igasuguseid muid allikaid ja kõike muud. Nagu I do me. Aga ma tahaks korra tulla nüüd ikkagi selle eneseväljenduse juurde tagasi, me kogu aeg kuidagi käime, läheme nagu sinna mingitesse harudesse ära,
et tegelikult me oleme laval sotsmeedias iga päev ju. Või noh, mitte ainult sotsmeedias, me oleme tegelikult nagu toast välja astuda, oled põhimõtteliselt täpselt, laval. mis tähendabki tegelikult seda, et ja see on, sa korra käisid sealt läbi, aga siin täna on nagu nii palju igasuguseid põnevaid teemasid ja ilmselgelt sellest kõigest võiks nagu rääkida lihtsalt lõputult palju. Mis nagu natuke selle kõige eesmärk ongi, aga et me oleme kogu aeg laval ja me tegelikult oleme loomulikud erinevates rollides, me ei ole kogu aeg loodud olema staatiliselt samad. Ja see, kus sa tegelikult ise ka korra kuidagi nagu põgusalt hästi varba otsaga puudutasid seda kohta, et mina kodus, noh, nii-öelda hommikumantlis võin olla väga loomulikult mina ise. Nüüd mina emana olen loomulikult teistmoodi, kui mina üksi hommikumantlit kohvi joomas. Nüüd mina tegemas mingit konsultatsiooni olen teistmoodi, aga jällegi ikkagi mina ise on ju. Nüüd eeldatavasti ma ei lähe konsultatsiooni tegema hommikumantliga. Vaata, miks mitte on ju. Kas ma tunneksin ennast nüüd? No okei, ma toon teise näite. Oletame, et konsultatsioon Zoomis maybe we can hommikul kohvi. Ma olen kogu aeg mõelnud, miks baas ei või liikuda hommikumantliga ringi, minna hommikul mõnusalt hommikust sööma, miks sa pead panema riidesse, olema viisakas. Tegelikult siin on veel üks valukoht meil eriti loovettevõtluses ja peale koroonat. Meil läheb kõik segamini. Me ei erista enam seda, kus olen mina emana, kus ma olen koduperenaine, kus ma olen spetsialist, kus ma olen ettevõtja, me ei erista seda. Ja seal läheb nagu kõik kompotiks kokku ja siis, kui meil on ühes valdkonnas probleem, see valdkond mõjutab kõiki teisi valdkondasid. Et see on tegelikult hästi oluline, aga praegu üldse sinna teemasse, sest see on nagu pikem asi, mida lahata, aga see on tegelikult hästi oluline. Ja ma olen enda puhul, mul jälle kuidagi endale uuesti seda meelde tuletamas, et vähemalt kas või läbi riiete vahetamise erista enda jaoks neid. Tükelda vähemalt niimoodi enda jaoks ära, et kui sa ka töötad kodus, siis vähemalt tõmba kusagilt see selge joon vahele, on ju. Et nüüd ma võtsin hommikumantli ära, ma panin nüüd, ma ei tea, ala kleidi selga, on ju, värvisin silmad ära ja nüüd ma olen mingisuguses teises rollis, aga ma olen ikkagi mina ise. Ja lubada endal olla ka vaata paindlik, on ju. Ma olen kasutanud viimased nädalad, sest minu jaoks on see olen on mind kuidagi hakanud häirima. Mul on nagu raske öelda, et ma olen see. Ja ma olen nagu tahtnud seda nagu kuidagi nagu vältida, et pigem ma tegutsen selles valdkonnas, ma ei tea, oskan seda või mitte, et see, et mina olen, on hästi staatiline koht, kus olla ja see olen. See on kõige tugevamalt kinnistav lause üldse, et ma olen. Aga ma tegelikult ka olen sellest ajast peale, kui ma isegi ei mäleta, kus, aga kunagi, ma tean, et see oli mingisuguses spirituaalses ringkonnas, see oli mingisugune vaimne üritus ja ma tutvustasin ennast seal, et ma olen Elena. Keegi väga teravalt salvas, et näed, järgmine samastab ennast oma nimega. Oh, wow. Ja, no see on mingi teine äärmus on ju. Ja. Aga see oli nagu, see lõikas hästi teravalt sisse ja siis ma kuidagi hästi hakkasin juurdlema selle üle. Ja siis ma saingi aru, et oota, aga tegelikult see vorm, kuidas ta seda edastas, oli väga vale ajastus ka, aga tegelikult nagu sellel inimesel oli täiesti õigus. Et tegelikult mina ei ole Elena, minu nimi on Elena. Mulle on antud see nimi, see on mul kirjas koos selle numbriga, mille järgi mind identifitseeritakse siin ja võib-olla ka välismaal, aga mina ei võrdu see, on ju. Eesti keeles lihtsalt on see olen, see tuleb see hispaania keele näide siia kõrvale, kuna ma just õpin hispaania keelt ja seal selles mõttes näen kurja vaeva muidugi mingite kohtadega, et seal on see olen, olema vorm on selline midagi, mis on ajutine, sa kasutad ühte sõna ja midagi, mina olen haige näiteks, seal on ikkagi nagu ajutine sõna selleks, stoi on ju, ja samal ajal, et mina olen, et nagu soi, et see on midagi püsivat, et ehk siis nagu sa saad eristada neid, aga eesti keeles ka mitte. Ja see ongi, mina olen palju saanud kriitikat sellepärast, et ma olen mingeid asju inglise keeles väljendanud või ma olen toonud sisse mingisuguseid inglisekeelseid väljendeid. Ja valdavalt sellepärast, et minu jaoks sõnadel on energia ja eesti keel on küll hästi ilus ja rikas, aga mulle tundub, et meil on mingites kohtades jääb sõnadest vajaka või oleks vaja nagu seda samalaadset variatsiooni ja et siis on lihtsam kuidagi nagu kas või võõrkeelne sõna sisse tuua. Aga ma teiega tahaksin, et kas sa tahaksid, ma hoopistan teistmoodi, ma teen targemalt, kas sa tahaksid meie kuulajatele ja vaatajatele anda 3 head nõuannet, mis saaks aidata neid
nüüd ja praegu või siis lähimas, kõige lähemas tulevikus loovettevõtjana vabamalt väljendada, mis võiks olla 3 sellist head nõuannet või 3 näiteks sellist sammu? Hea küsimus. Aitäh. Kaua meil aega on? Ma eriti ei pingutanud selle nimel, aga meil, no tegelikult aeg sai juba mõni aeg tagasi läbi, aga me oleme boonus. 3 mõtet ettevõtjatele, kuidas ennast loomulikumalt väljendada. Ikkagi eelkõige see mina, kontakt ja tunnetus kõik aluseks on ju. Kui seda ei saa nagu vaimselt kuidagi teha või peas, siis läbi keha ikkagi. Et hästi selline tugev rutiin ikkagi kehaliselt kontaktis, iseendaga peeglis kontaktis, võib-olla filmida ennast, et see tutvus iseendaga, kontakt iseendaga oleks hästi tugev ja paigas. Sest siis ei teki seda hirmu või ebamugavust, et issand, milline ma välja näen või appi, kuidas mu hääl kõlab. Nagunii tekib. Et alguses see tekib, eks, aga mida rohkem sa seda harjutad niimoodi ennetavalt, enne kui sa lähed siis tõesti avalikult või filmima või sotsiaalmeedias või kui iganes, et tihtipeale, siis sa ei pane neid sinna lihtsalt, kui sa ei ole harjutanud enne. Et see on see, mida ma ka tihtipeale inimestele annan kodusteks töödeks ja esimesteks soovitusteks, et ikkagi tutvumine ja kontakt iseendaga, see on kõige aluseks. Siis muidugi see, et kust sul see tuleb, mis see sinu kirg on, mida sa tahad tegelikult inimestele öelda või mis sa tahad selle toote või teenusega, et nende elus juhtuks, et selline sinu kirg võiks tegelikult välja paista ja miks sa seda üldse kõike teed, on ju. Et läbi selle on ka see sõnum hästi ilus ja sinu enda lugu seal juures, eks, et kust see tuli ja võib-olla sinu enda kogemus, sinu enda vajadus. Me teame, miks sa seda teed. Sa muutud kuidagi usaldusväärsemaks, kui sa nagu nii-öelda jagad seda miksi, eks. Sest et kui sa seda miksi ei jaga, siis tekib küsimus, miks sa seda teed, et kas sa nagu tahad palju raha teenida või milles ei ole ka halb, see on täiesti okei. Aga meil tekib selles mingi teatud ikkagi nagu ühenduskoht sellega, et sina teed läbi oma hinge seda, mida sa teed ja ma tahan sellest osa saada ja mul ei ole kahju sellest, kui sa sellega nagu raha teenid ja ka nagu jõukaks saad, et see on jumala fine, on ju. Aga lihtsalt, et see miks, et see kutsuks see sinu isiklik lugu, sinu isiklik kirg, mis on. Ja 3. lihtsalt katsetamine ja julgus ja proovimine ja teen uuesti, teen omamoodi, teen selle video nagu teen. Ma tegin just viimase video kassiga koos, sest lihtsalt tekkis selline mõte, davai teen, ma olen kuidagi mingis sellises kohas, et ma julgen nagu mängida rohkem, et lubada endal nagu vabamalt siis ka luua seda, kuidas sa siis räägid oma asjadest. Ma arvan, et see on võib-olla üks häid soovitusi, mida ma ka ise endale siit annan ja tõesti enda tunda järgi ikkagi minna ja teha neid asju. Jah, on häid soovitusi, kuidas teha, eks, ja kus nähtav olla aga teistpidi, kui sa ennast tundma õpid, kontaktis oled, läbi oma kire jagad, siis sa julged ka palju rohkem, julged ka katsetada, julged ka võib-olla mingeid mängulisemalt neid asju reklaamida, müüa, inimestega suhelda ja see on nii teistmoodi. See on nii teine energia. Ja. Okei, aga kuidas sinuga ühendust saab ja kas sul on lähiajal tulemas ka midagi sellist, millest võiks ühel loovettevõtjal kasu olla? Ja lähiajal on tulemas küll neljapäeval 24. aprillil on üks tasuta webinar, kuidas oma esinemist ette valmistada. Ja esinemine võib sul olla ükskõik mis tegelikult, kus sa pead ikkagi sõna võtma, ennast väljendama, võib-olla ka oma tootest, teenusest rääkima, lõpetad ülikooli, lähed lavale esinema, mis iganes, eks. Et see kõik hakkab tegelikult hästi süsteemselt ja struktuursest ettevalmistusest ette. Ja see on miski, mida ma olen oma kommunikatsioonitööga, samal ajal tegelikult ka selle trennide juhendamisega, nüüd siis eneseväljenduse mentori ja koolitaja karjääri jooksul õppinud, kogenud, mida ma ise kasutan ja ma tahaksin seda jagada, sest see on ülioluline. Mina näen, et selles, kuidas sa ette valmistad, see, milline see sisu, see kirg, see lugu seal taga on, et see toetab hästi palju nii enesekindlust, seda, kuidas sa oma asjadest räägid, see, kui kaugetele kõrvadele see kohale jõuab. Ehk siis tasuta webinar 24. aprill kell 2 Zoomis ja on ka järelvaadatav, aga on vajalik registreerimine. Ja siit edasi ma kindlasti tahaksin liikuda sellega, et ma toon ja viin järjest rohkem inimesi avalikkuse ette oma asjadest rääkima, oma lugudest rääkima, kuni siis päris füüsiliste lavadeni välja, et siit ma arvan sünnib midagi veel, mis ei ole veel sündinud, aga on kohe-kohe tulemas. See kõlab nii ägedalt. Kõlab tõesti pealt. Mul on nii hea meel, et ma olen kuidagi saanud
kuidagi kõrvalt näha ka seda sinu teekonda. Oled olnud päris pikalt kõrval, jah. Ja see on lihtsalt nagu kuidagi nii äge. Ja see Human Designi osa on kindlasti mind väga palju toetanud ka selles, et astugi välja ja kus silm särab ja teedki omamoodi ja eks, et kuulata seda enda tunnet, aga teistpidi, kui sa oled Human Designiga ikkagi tuttav, siis strateegia autoriteet, nagu ütleb Helena Koit, et see võiks jääda kõlama. Ja, aga mitte lihtsalt ei ütle, vaid enamus ajast ma ikkagi püüan ise ka seda elada. Ja ma võin täiega öelda, et 10 aastat harjutamist või katsetamist hiljem. Ma panen ka täiega pange. Muidugi, mina samamoodi. Mis see intuitsioon on? Põhikanal on intuitsioonikanal. Kas see oli praegu see või ei olnud? Ehk siis nii-öelda jah, et see katsetamine, proovimine tegelikult on elu osa ja see on okei. Ja ma ei saa tetoveerida endale otse, et nagu ma ei tahtnud tetoveerida endale otse, et ma olen treener, sest ma tundsin, et ma olen palju rohkemat, ei tetoveerima endale otse ette seda, et ma olen eneseväljenduse mentori koolitaja, sest see muutub ajas ja see on okei. Ja inimesed ei tule sinu juurde otsima sinu spetsialiteeti, vaid sinu energiat ja sinu kogemust. Minu sära ja minu energiat tõesti. Täpselt. Mis oleks lõpetuseks selline üks asi, mille sa tahaksid praegu meie kuulajatele, vaatajatele kõlama jätta? Lihtsalt siuke nagu drop the mic lõpulause. Just do it. Mis iganes on järgmine samm, siis sul ei ole pääsu selle eest, sest ettevõtlus on osa enesearengu teekonnast ja kui sa ei taha jääda kopitama sinna konnatiiki või mädandõunana maha kukkuda, siis tasub ikkagi liikuda ja teha ka neid asju, mis on hirmsad, ebamugavad, mugavustsoonist väljas, aga loomulikult selle tundega, et okei, ma nüüd olen valmis minema. Et natukene see tunne ikkagi või see neets võiks juba olemas olla, et siis on lihtne minna. Aga keegi ei tee neid asju sinust ära ja keegi ei tea täpselt tegelikult, kuidas sina teha tahad, kuidas sinu klient seda soovib saada ja mis on see, mida sina tegema peaksid. Nii et usaldus sinu juures. See on nii hästi öeldud, et ma tunnen, et ma ei tahagi mitte midagi siia lisada. See maik. Ja, kujuta ette, et need mikrid kukkusid ja sulle ütlen ma täiega aitäh, et sa meiega selle aja koos kaasa rändasid. Loodan, et miski kõnetas sind ja Kristina tegemiste kohta panen info sulle sinna alla ja järgmiste kohtumisteni. Aitäh kutsumast ja aitäh kuulamast.